Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 13. mai infotunniga. Ja head kolleegid, nii nagu ikka meil kombeks, siis kõigepealt tuleb teha istungi puhul kohaloleku kontroll. Teeme kohaloleku kontrolli. Ja kohale on end registreerinud 8 Riigikogu liiget, puudub 93. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, sotsiaalminister Karmen Joller ja infotunnis oleks pidanud osalema ka siseminister Igor Taro, aga siseminister andis teada, et ta on haigestunud ega saa tänases infotunnis osaleda. Ja meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige saab registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja selle küsimuse raames saab siis Riigikogu liige, registreerunud Riigikogu liige, võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ja lisaks saab üks Riigikogu liige esitada ühe lisaküsimuse. Kokku on meil 10 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on fiskaalpoliitika. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees. Hea peaminister. Tahaks rääkida täna Eesti maksusüsteemist ja ebaõiglusest, mis see maksusüsteem ka väljendab endas. Selge on see, et kogu maksukoorem on pandud vähem kaitstud ühiskonna liikmete peale. Need inimesed kannatavad tegelikult läbi selle maksusüsteemi kõige rohkem. Me räägime kõrgetest tarbimismaksudest, mis on ühed kõrgemad Euroopas, mis moodustavad meie riigi maksu sissetulekutes 42–44%. Ja me teame väga hästi, mis see tähendab seda, et väiksema sissetulekuga inimesed tegelikult viivad kogu oma sissetuleku poodi ja jääbki puudu, aga mis puudutab siis tarbimismaksu, siis suhtena jätab veel kõige rohkem seda tarbimismaksu siis riigile maksudena. Nüüd, kui vaadata meie häid naabreid, et siin on kogu aeg toodud esile Soomet ja Rootsit, kus kehtib siis astmeline tulumaks, tarbimismaksud on väiksemad, see on statistikad välja toodud. Nüüd on ka Leedu ja Läti tegelikult läinud nii Soome, Rootsi teed. Nad on kehtestanud endale astmelise tulumaksu. Ja kui vaadata kogu struktuuri ja sisu, siis tarbimismaksude osakaal riigi eelarve tuludest on langenud ja nad on madalamad kui Eestis. Sellest lähtuvalt ma küsingi, miks me ei taha siis võtta eeskuju, pikalt on räägitud Soomest, Rootsist, mikski pärast ei ole soovitud, aga ka Läti ja Leedust, kes on läinud seda teed pidi. Ma ei hakka praegu rääkima sellest pangamaksust, mis on samuti siis rakendatud Lätis ja Leedus. Meie seda teed pidi ei läinud, soovime koormata neid ühiskonna liikmed, kes on vähem kaitstud. Kaua see rikaste nuumamine meil riigis veel kestab? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Kaua see rikaste nuumamine meie riigis veel kestab? Selline kaunis kujund. Ma loodan siis, et suudame kuidagi tänase infotunni käigus ka jõuda selleni, et me saame aru, kus see rikkuse piir läheb. Sest viimase astmelise tulumaksu, mida te siin kiita võtate ja müts maha, ega Keskerakond on selles olnud kaunis järjekindel. Teie olete astmelise tulumaksu eest vedajad kogu aeg olnud, mille te saite nüüd Isamaaga ja sotsidega koos tehtud. Ehk see maksuküür koormas ikka põhiliselt neid inimesi, kes on keskmise palga ümber.
Et huvitav, et kas nemad on siis need rikkad, keda me siis nuumame teie arvates ja kaua? Sest nemad maksidki just tänu sellele maksuküürule kõige rohkem. Ja tänu sellele, et me selle maksuküüru 1. jaanuarist, panete tähele, just mitte väga ammu kaotasime, saab keskmist palka teeniv inimene umbes 13. kuupalga aastas juurde. Umbes 1800 eurot juurde. Ja see on õpetaja, politseinik, päästja. Väga huvitav oleks saada see arvamus selle kohta, et kas need on siis need rikkad, kes teie arvates peakski seda astmelise tulumaksu koormat kandma, mida te võtate siin kiita. Sest see astmeline tulumaks meil mitte nii väga ammu oli. Täpsemalt 1. jaanuarini oligi meil see astmeline tulumaks. See oli teie tehtud maksuküür. Ja me selle kaotasime. See on 780 miljonit raha majandusse ja selle tulemusena, nagu Eesti Pank ütleb, Eesti inimestel keskmise palga juures umbes 10% netopalk kasvab, majapidamiste kättesaadav tulu kasvab umbes 6%. Ma ütleks, et see on kindlasti keerulisel ajal väga oluline abi, et tulla toime sellega, mis meid kõiki ju puudutab. Hinnad kasvavad, maailma majanduses on palju ebakindlust. Viimane ots on olnud erakordselt külm talv, suurem tarbimine energias ja soojuses, otsa Hormuzi väinas toimub. Nii et seetõttu jah, et mulle meeldib, et te nii heatujuliselt ja lennukalt selle infotunni avasite, müts maha, ja äkki te siis annate teada ka, kes on need rikkad, keda me enam nuumama ei peaks, et kas see läheb sealt keskmise palga juurest, sest see sama maksuküür, ma meenutan, see astmeline tulumaks, mida te siin kiidate, mille me kaotasime, maksustas kõige rohkem alates 1200 eurost ülespoole ja keskmisest palgast ka. Nii et kas need on siis need rikkad? Aitäh! Aitäh! Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! See on ju puhas demagoogia. Miksipärast ei soovinud jälle rääkida nendest tarbimismaksudest, mida te olete meeletult tõstnud. Ühest küljest olete ju pistnud käe inimeste rahakotti ja läbi tarbimismaksude selle raha kõik ära võtnud. Ja teisest küljest olete ju tekitanud tänu selle maksuküüru kaotamisele väga-väga suure augu riigieelarves, mida katate laenuga ja mille siis tegelikult Eesti inimene maksab laenuintressidena kinni. Ja see on vale lähenemine. Nüüd, kui me räägime progressiivsest tulumaksust ja miks ma just Läti ja Leedu tõin näitena, siis nendel on selgelt piir olemas, kes on siis rikkam ja kes on vähem rikkam. Kindlasti ei ole õpetajaga päästjad ja muud vajalikud ühiskonnale töötajad need rikkad. Aga kui ma vaatan siis Läti näidet, siis Lätis on tegelikult kaheastmeline süsteem. 25,5% maksumäär kehtib kuni 105 000 tuluga aastas inimeste puhul. Ja kõik, mis ületab seda, on 33%. Mis tähendab seda, et tegelikult kui me võtame 105 000 aastas, see on keskelt läbi umbes 6-8 000 palk. Ja üle selle siis maksustatakse täiendavalt suurema tulumaksuga. See on see piir. Nüüd, kui me võtame Leedu näite, siis siin on 3-astmeline süsteem, kus siis tulud kuni aastas, kuni 82 000 maksustatakse 20%-ga, üle selle 25%-ga kuni siis 138 000 aastas. Ja kui inimene saab rohkem aastas tulu kui 138 000, siis on juba aste, ehk siis tulu maksumäär 32%. Need on need piirid, millega meie head naabrid Läti ja Leedu, kes on tegelikult majanduses praegu tunduvad eespool kui Eesti, on opereerinud ja rakendanud oma riigis. Aitäh! Aitäh, see kõlas nagu ideoloogiline kihutuskõne, mitte küsimus. Ma püüan siis sellest kihutuskõnest leida endale küsimusele, millele jõudumööda vastata, sest vastasel korral inimesed internetis, nagu te neid alati tervitate, jääks ju tühjade pihkudega, ei saakski vaadata, mis ma selle peale kostan. Et ma teen oma parima. Nüüd kõigepealt Lätist, Leedust ja Eestist. Tõsi, paar aastat ongi olnud suhteliselt vilets majanduskliima. Jah, me oleme pihta saanud, palju ebakindlust on olnud ja mul on hea uudis, majandus on kasvule pöördunud Eestis. See ei tähenda tingimata seda, et igaühe pangaarvel seda kohe tunda on. See ei tähenda seda, et igaüks kohe rohkem kätte saab, aga see tähendab seda, et meil on lootust ja asjad ehk enam ei ole üksiti nii halvasti, kui
mõned opositsioonisaadikud aeg-ajalt väidavad. Pilt on paranemas. Inflatsioonis samamoodi oleme nihkunud Euroopa esimesest otsast tahapoole. Ja kui vaadata pilte ja võrdlusarve, siis Leedu, kes tegi pensionitega seda sama, mida Isamaa juhtimisel siin Eestiski tehtud on nüüd saanud kasvava inflatsiooni, hinnatõusu spiraali kätte just sellel samal viisil, mis minu hinnangul ei olnud Eestis tark ja vaevalt, et see Leeduski hea on. Nüüd teie järgmised sellised mõttekäigud sellest, et justkui peaks olema igas riigis kõik ühtemoodi. Mina arvan, et maksusüsteemi lihtsus, selgus on üks põhjus, miks Eestisse näiteks tullakse, miks investeeritakse, miks toimetatakse, miks on vähem pettusi, miks see süsteem toimib läbipaistvalt, õiglaselt ja arusaadavalt. Ma saan aru, et teie valimisplaan on minna astmelist tulumaksu kiitma, reklaamima, öeldes see on hea. Mina ütlen, et sellel maksutasemel, kus me täna oleme, ehk 35% veidi peale, me peaks ka jääma. Me ei peaks arutama uusi maksutõuse. Ma saan aru, et teie tahate arutada uusi maksutõuse. Kui teil selline plaan on, öelge see siis ausalt välja. Isamaa taustaga mõttekoda siin mitte just väga hiljuti käis välja ka mõttekäigu minna pensionite kallale, pensionid külmutada, neid samu asju pensionite ümber teha, mida nad on varem tahtnud, ehk süsteemi lõhkuda ja pensionäride raha kasutada enda valimislubaduste katteks. Ka seda ei pea ma heaks plaaniks. Nii et te küsite tarbimise ja saastamise kohta või maksustamise kohta laiemalt, siis üldiselt Eesti filosoofia printsiip seni on olnud tõesti nii, et tarbimine ja saastamine on ikkagi kõrgemalt maksustatud just sellepärast, et tarbimist vähemalt suurel määral saab juhtida ja tihtipeale suurema sissetulekuga inimesed tarbivad ka rohkem ja seetõttu maksavad ka rohkem. Nii et see on olnud see filosoofia. Aga selleks, et kõigil paremini läheks, on ainult üks tee: jõukust kasvatada. Jõukust saab kasvatada, kui majandus kasvab, inimestel on lootust ja õnneks majandus on kasvule pööranud. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud onu Heino, auväärt valitseja. Jah, selle fiskaalpoliitikas... Hea kolleeg, et jätame need epiteedid siin saalis ära, et vastasel juhul me hakkame selle üle vaidlema ja teeme niimoodi viisakalt, et jätame need võib-olla kohatud väljendid siit saalist välja, et oleks viisakas. Aga palun, Peeter Ernits. Onu Heinod on väga viisakas seltskond. Palun, Peeter Ernits, teie küsimus. Aga kas tohib küsida või? Palun, teie küsimus. Auväärt juhataja. Aitäh. Et Keskerakond ei kavatse see, mida te siin rääkisite, eelkõige tarbimismakse hakkame alandama. Ja kui Indrek Neivelt teie jaoks on autoriteet, võib-olla ei ole, aga ta on ju väga selgelt ka öelnud ja toonud välja, ei jõua siin seletada, et kellel see teie maksuküüru kaotamine soodus on. Mitte nendele, kes igapäeval peavad hakkama vaatama, kuidas hakkama saavad. Aga me kohtusime tagasi päästjate ja politseinike esindajatega. Ja nad ütlesid sellise selgelt, et nende tellimus see küll ei olnud maksuküüru kaotamine. Ei õpetajatel ega päästjatel ja politseinikel. Et mida ma teilt küsin, aga olete ikkagi sama meelt ikkagi, et see tegi õnnelikuks kogu Eesti rahva või ainult rikkamad teie maksuküüru kaotamine? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Et vahel on jah nii, et tahad küsida, aga ei tule mõttesse, mida küsida, et ei ole hullu. Et ma püüan ikkagi sellest hoolimata vastata. Et nagu teie kolleegil Lauri Laatsilegi läks, et tal jäi ka küsimus puudu, aga ma tegin oma parimat vastata ja nii see infotund töötab. Et 90% tööinimestest umbes on neist, kes on kasu saanud sellest maksuküüru kaotamisest, see on LHV Panga hinnang. LHV Pank teadupärast vähemalt majandusanalüüsides, ma ei taha neile kuidagi ülekohut teha, tegemist on väga tubli Eesti Pangaga, on pigem pessimistlik alati oma väljavaadete kirjeldamisel ja nende sellised majandusanalüütikud tihtipeale on üsna pessimistlikud, nii et seetõttu, kui teile pessimistlik vaade meeldib, siis 90%.
Õpetajad, päästjad, politseinikud. Keskmise palga juures kõik inimesed, kelle palk on kas keskmise palga ümber, keskmise palga kandis või veidi peale, olidki suuremad kasusaajad sellest tulumaksu langetusest. Nii et kui see tõstis õpetajate, politseinike ja päästjate palka, siis minu meelest on see ju hea tagajärg, lausa soovitud tagajärg. Ja kui me mõtleme nüüd, kellele me suutsime eelmisel aastal üldse palgatõusu lubada, ma meenutan, eelarve on defitsiidis, päris keeruline, kaitsekulud kasvavad, täpsemalt sellel aastal, vabandust, siis olid need õpetajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud, erihooldus. Kõik. 5 valdkonda, kus me saime palgatõusu lubada. Mujal ei saanud sellist palgatõusu lubada. Nii et seetõttu jah, ütleme, et vahel ka parim noor lendab märgist mööda. See läks kaugelt mööda. Aitäh. Aitäh. Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme edasi, on käsi püsti Peeter Ernitsale, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Peeter Ernits, palun. Jaa, auväärt juhataja. Et jah, tõesti, nool läks praegu mööda auväärt valitsejal. Et ma küsisin, rääkisin, mida päästjate ja politseinike esindajad hetk tagasi kohtumisel ütlesid, et nemad ei ole seda maksuküüru kaotamist tellinud. Ja minu palve oli kommenteerida seda, aga auväärt valitsejal läks tõesti nool sihist mööda vastates. Aitäh. Jah, ma saan aru, et see pigem oli ikkagi kommentaar vastusele, mitte küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aga, head kolleegid, me liigume edasi, liigume teise küsimuse juurde ja see on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on õigusriik Eesti. Martin Helme, palun. Aitäh. No meil on hiljuti olnud mitu erinevat, ütleksin niimoodi, et ühiskonda küllaltki sügavalt häirivat kohtuotsust liiga leebetest karistustest. Et ma tooksin praegu esile eelkõige Artur Jermolajevi juhtumi, kus ta püüti kinni Küproselt, toodi Eestisse, ülikiire menetluse käigus tehti kokkuleppemenetlus, kus süüdistusparagrahv, mille alusel ta süüdi mõisteti, oli kuritegeliku võrgustiku loomine ja juhtimine ehk sisuliselt maffiavõrgustiku loomine ja juhtimine. Ja selle käigus on ta vähemalt 100 miljonit eurot inimestelt röövinud ja seda 100 miljonit on ta röövinud nii Eestis kui Leedus, kui Soomes, kui Saksamaal ja teisteski riikides. Ja Eesti riik otsustas teda premeerida siis. Eesti riik otsustas talt mitte midagi ära konfiskeerida, kuigi paragrahv võimaldab konfiskeerida ulatuslikult, mitte ainult saadud, siis kuritegelikul teel saadud vara, ehk kogu seda 100 miljonit oleks võinud ära konfiskeerida, aga oleks võinud konfiskeerida ka näiteks tema villa Küprosel, kus siis oli tema see kõnekeskus või kus ta juhtis oma kuritegeliku organisatsiooni. Eesti riik selle asemel hoidis teda vanglas 4 kuud ja 26 päeva ja võttis talt vabatahtliku maksena 8,5 miljonit eurot. 100 miljoni pealt 8,5 miljonit eurot vabatahtlik makse on natuke vähem kui pool sellest, mida tööl käivad inimesed tulumaksu maksavad. Et tema sai siis 8% tulumaksuga selle röövitud raha ja sai Eestist kohe ära minna. Sinna juurde käis muidugi silmi pimestavalt rumal jutt, miks see kõik oli hea. Et ma lihtsalt küsin, et alustuseks, ma jõuan teises küsimuses võib-olla täpsustamalt minna, aga et kas teie arvates selline karistus on piisav, on mõistlik, on kuritegevust heidutav, on Eesti riigile väärikas? Aitäh, hea küsija. Konkreetset kaasust on keeruline kommenteerida, et tavaliselt üksikjuhtude kommenteerimine riigi tegevvõimu poolt on selline, kuidas ma ütleks, keeruline juhtum. Üldjuhul seda püütakse ikkagi detailides vältida, aga ma ütleks niimoodi, et ma saan aru, prokuratuuri nii palju, kui ma olen ajakirjandusest lugenud, ega ma ka ei ole rohkem lugenud kui teie kirjeldus ja ajakirjandus, et prokuratuur ja kohus on jõudnud sellele kokkuleppele, kohus on selle otsuse kinnitanud ja kohtuvõim on sõltumatu. Et seda olete teiegi tähele pannud erinevates kaasustes, et kohtuvõim teeb oma otsuseid sõltumata sellest, mida täitevvõim arvab. Vahel täitevvõim kipub arvama ühte, teist või kolmandat ja kohus asub teisele seisukohale.
Vahel te selle üle rõõmustate, vahel te selle üle kurvastate. Selles antud juhtumis on kohtuvõim asunud sellele seisukohale, et saades raha tagasi, nii palju veel kord jälle, kui ma olen lugenud ajakirjandusest, et rohkem kui kahjud olid Eesti inimestele, et see pluss siis see kantud kinnipidamine oli piisav. Seda saab siis ikkagi kohus ise kommenteerida oma otsust ja prokuratuur, miks nad sinna jõudsid, et nemad tegutsevad ikkagi kohtuvõimu pädevuse piirides, mitte nii, et täitevvõim ütleb, et siin te peate otsustama nii, siin te peate otsustama teisiti. Ja kui me ei ole rahul mõne otsusega, siis meie pädevus täitevvõimu poolt on teha ettepanekuid seadusandjale mingite koosseisude ülevaatamiseks ja teie ülesanne seadusandjana on siis öelda, et mingi koosseis vajab selgitamist, muutmist, aga seda debatti peetakse praktiliselt ju kogu aeg, et mõni koosseis vajab selgitamist, mõni on osutunud kummist ebamääraseks koosseisuks ja teine on jälle osutunud selliseks, kus on vaja rangust juurde keerata, sõltuvalt asjaoludest. Nii et seda õigussüsteemi ülevaatamist tuleb pidevalt teha. Aga ma rõhutan et kohtuvõim on siiski sõltumatu ja lahus täitevvõimust, et meie neile ette ei kirjuta. Aitäh. Suur tänu ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Eks me kõik avalikust infost saame selle kohta teavet ja see on piisavalt kõrge profiiliga lugu, et ma arvan, et poliitikutel lausa on kohustus seda kommenteerida ja ma ei küsinud, kas kohtusvõim on sõltumatu või mitte, ma küsisin, kas teie arvates on see piisav, ehk siis kas on vaja midagi muuta neid koosseise, kas see on normaalne, kas see on Eesti riigile autegev, sest eriti pidades silmas, et Eesti riik ei teinud rahvusvahelist koostööd soomlaste või sakslaste või lätlaste või leedulastega, vaid võttis lätlastelt ja leedulastelt varastatud raha ja pistis selle nii-öelda deposiidis enda riigi eelarvesse ja hõõrus raha tagajalgasid kokku, et maru hästi oleme rehepappi teinud. Et enda inimeste 5 miljonit pluss siis võib-olla lätlastelt saadud 3 miljonit otsa sinna, et see minu arvates ei ole Eesti riigi poolt väärikas käitumine. Aga koosseis oleks võimaldanud, krimiparagrahv oleks võimaldanud kõik ära konfiskeerida. Pluss kõik selle raha, pluss tema villad, pluss tema lennukid. Seda ei teinud prokuratuur. Siin ei ole kohtule praegu muud midagi ette heita kui seda, et ta kokkuleppemenetluse kinnitas. Mina kohtu asemel oleks seal tagasi lükanud kui ebapiisava karistuse, sest see motiveerib kuritegevust. Aga ma küsin teisi asju veel, et see ei ole ju ainus kuritegevusliik, kus meile ülileebelt käitutakse, et meil on näiteid pedofiilide ülileebetest karistamistest, 34-aastane korduvalt alla 10-aastaseid laste suguelandeid katsunud mees pääses 0 päeva. Ei olnud ühtegi päeva, ei olnud kohtu all. Koolipsühholoog, jälle kõik on avalikus allikates, korduvalt väikelassi käperdanud, oli 0 päeva, oli vanglas, 540 € maksis trahvi. Ärinõustaja, kes mitu korda on seksuaalselt kuritarvitanud lapsi, 2 kuud oli vanglas. Et see on siiski nüüd, ma tahaksin uuesti küsida, et kas valitsusjuhi arvates meie karistuspoliitika ja prokuratuuri soovitud karistused on see normaalne, on see piisav või kas te kavatsete midagi ette võtta, kui see teie arvates ei ole normaalne? Jaa, aitäh, hea küsija. Kui midagi on sellist, mis minu arvates pole mõistlik või teie arvates on midagi sellist, mis pole mõistlik, siis me mõlemad saame ju oma ettepanekud teha. Ja selleks ongi seadusandlik protsess, mis määratleb ära, milline on karistusõigus Eestis, mille eest, kuidas karistatakse, keda, millises menetluses. See on loogiline. Teiseks, avaliku süüdistaja funktsiooni täidab siiski prokuratuur, lähtudes konkreetse kaasuse asjaoludest ja ka üldisest ühiskondlikust huvist ja hüvest. Aga lõpliku otsuse teeb kohus. Kohus kinnitab kõik kokkulepped, kõik valikud ja ütleb, milline asi on mõistlik. Jah, kui te minu arvamust küsite, siis loomulikult mina tahaks alati, et karistus oleks vältimatu ja teiseks karistus oleks mõjus. See peaks olema nende karistuste ja kohtumenetluste eesmärk, aga kohus teeb oma otsused ise. See on hästi tähtis printsiip, et ärme siiski soovi kunagi aega, kus täitevvõim võib ette öelda kohtule, kuidas mingit otsust langetada või avalik surve sunnib kohut mingit otsust langetama, vaid see peab tulema ikkagi seadusest ja kohtu enda siseveendest, tõenditest ja konkreetsest kaasusest. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. Ma olen pool elu peaaegu olnud suur ülemus ja juhtinud erinevaid asutusi ja erinevaid kollektiive. Ja
võin öelda, et ka valitsus on teatud mõttes kollektiiv, kus on ülemus. Ülemus on peaminister ja peaminister saab anda ülesandeid oma alluvatele ehk ministritele ja antud juhul on üks tema alluvaid justiitsminister. Nii et teil on õigus, te saate teha ettepanekuid, aga kui me kuulasime siin justiitsministri ettekandeid karistuspoliitikast ja kriminaalpoliitikast, siis me saime väga selge ettekujutuse sellest, et tegelikult Eesti riigi poliitika, karistuspoliitika ongi selline, et inimesi mitte vangi panna, kuna vanglates nad pidid veel ainult suuremateks kurjategijateks muutuma. Nii et lihtsustatult öeldes on see poliitiline suund selline. Aga ma tulen tagasi nende telefonipetturite juurde. Jällegi ajakirjanduse andmetel on see ainult üks telefonipetturite võrgustik, mis on praegu nüüd rajalt maha võetud. Tegelikult on neid veel mitu ja ma võin seda kinnitada. 2-3 päeva tagasi potsatas mulle samuti Smart ID-sse kummaline sõnum confirmed transaction, et kinnitage ülekanne. Ma ei saanud aru, mis ülekannet ma peaks kinnitama, ma muidugi seda avama ei hakanud. Ja võib-olla tegin valesti, et politseisse avaldust ei teinud, aga väidetavalt on neid võrgustikke veel. Ja nüüd see karistus, millest rääkis Martin Helme, et makstakse mingisugune valuraha ja minnakse vaba mehena minema, et kas see ei julgusta nüüd neid teisi pettureid ja mitte ainult telefonipettureid, ka vaid muid pettureid, et aga Eestis on ju lihtne. Eesti kohus laseb meid minna, kui me teeme ilusa kokkuleppe ja oleme nõus mingisugust kahjutasu maksma, mis tegelikult jätab meid välja petetud rahaga rikaste inimestena edasi elama. Et kas te ei arva, et selline karistuspoliitika ainult süvendab sellist petturlust ja petturluse kasumlikkust ja õhutab veel enam inimesi petturlusega tegelema? Aitäh! Jah, aitäh! No mina arvan, üldiselt on ikkagi karistuses või karistusõiguses ja ütleme justiitssüsteemis tervikuna on hästi tähtis see karistuse vältimatus, et kes mis iganes toime paneb, et on teada, et tagajärjed jõuavad temani, et ta ei pääse. See on hästi oluline nendes asjades. Milline on konkreetse menetluse asjaolud, konkreetse teo karistus, seda ikkagi otsustab juba süüdistaja, loomulikult teiselt poolt advokaat teeb oma tööd ja lõpuks kohus. Et kohus tegelikult igas juhtumis ju peab tõendite ja antud juhtumi kaalumise puhul jõudma selleni, et tema siseveene ütleb, et see on nii. Et mingil kujul kas mõistetakse inimene õigeks või siis süüdi. Seda saab teha ainult kohus, mitte keegi teine. Seda, et liiga kerged karistused või liiga kergelt pääsemine võib õhutada kedagi järgi proovima, ma filosoofiliselt olen teiega küll päri, et selline risk muidugi oleks, jah, et kui see oleks liiga kerge, aga antud hetkel ma siiski eeldan, loodan parimat ja kindlasti prokuratuur nii kohus saavad seda ise selgitada. Tegemist on suure avaliku kaasusega, et miks sellisel viisil just otsustati selles kaasuses, et saada raha kannatanute jaoks tagasi. Et kas see oli piisav, kas see siis hoiab ära tulevikus ka sarnased teod ja annab ka kõigile teistele sellistele tegude kaalujatele selle sõnumi, et ärge siin või ärge üldse sellist tegu toime pange. See on selline preventsiooni erinevad nurgad, kui lihtsustatult läheneda. Et jah, ma ütlen nii, et ega siis, kui me tunneme ise siin või ühiskonnas on debatt, et mõni koosseis või mõni otsus ei vasta ühiskonna ootustele, midagi on muutunud asjaoludes, mingi kuriteoliik on väga aktiivseks muutunud, siis tuleb mitmes võtmes. Üks samm, kus tuleb astuda kindlasti on õiguskaitsele anda siis kas täiendavaid võimalusi, mandaate, aga teine on tehnoloogiline areng ja kolmas on kindlasti ka reeglite muutmine. Üks, mille üle me hakkame ju debateerima, mille üle mul on väga hea meel, et õiguskomisjon tegi nüüd otsuse ära, see tuleb saali, on nõusoleku seadus. Minu meelest see on üks väga põhimõtteline koht, kus me saame astuda sammu naiste ja teiste inimeste kaitseks. Toetage seda. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi ja tänane kolmas küsimus on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on erarahastus.
Aivar Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Tugev ühiskond ei näita oma tugevust ainult majandusnäitajatest või riigieelarvest. Tugev ühiskond näitab oma tegelikku palet sellest, kuidas hoolitakse kõige nõrgematest. Vähihaigeid ja raskelt haigeid lapsi toetavad sihtasutused teevad Eestis tööd, mida ei saa mõõta ainult rahas. Nad annavad lootust, aega ja võimalusi inimestele, kelle jaoks iga päev võib olla otsustava tähtsusega. Seetõttu ei tohiks riik vaadata neid organisatsioone ainult kui heategevust, vaid kui partnereid. Kui inimesed ja ettevõtted annetavad abivajajatele toetuseks, siis peaks riik omalt poolt looma tingimused, et võimalikult suur osa sellest rahast jõuaks abivajajateni, mitte maksudeks riigi kassasse tagasi. Hoolivus ei ole kulu, hoolivus on investeering inimestesse ja ühiskonda. Eestis on mitmeid sihtasutusi ja heategevusorganisatsioone, mis toetavad vähihaigeid, lapsi ja täiskasvanuid ning nende peresid. Riik võiks vähihaigeid ja lapsi toetavaid sihtasutusi aidata mitmel praktilisel viisil, ilma et kogu koormus jääks annetajate kanda. Täna juhtub sageli nii, et inimesed annetavad raha heategevuseks, aga osa sellest liigub lõpuks käibemaksuna riigile tagasi. Ja siit minu küsimus, kas ei võiks mõneks võimalikuks lahenduseks olla käibemaksu tagastus vähihaigeid ja raskelt haigeid lapsi toetavatele sihtasutustele konkreetsete teenuste ja abivahendite puhul või riigipoolne kaasrahastus, näiteks mudel, kus iga annetatud euro juurde paneks riik omalt poolt teatud osa juurde. Suurem tulumaksusoodustus annetajatele, et motiveerida rohkem inimesi ja ettevõtteid annetama, püsivad toetusprogrammid, ehk sihtasutused ei peaks kogu aeg elama ainult annetuskampaaniatest. Sisuline küsimus ongi, kas riik näeb neid sihtasutusi lihtsalt heategevusena või partneritena, kes aitavad päästa elusid ja täita lünki, kuhu riiklik süsteem alati ei ulatu. Aitäh! Aitäh! Proua minister, palun! Aitäh küsimuse eest. Siin oli nüüd tegelikult päris mitu küsimust sees. Esiteks, mis puudutab makse, siis maksupoliitika ma jätaksin ikkagi rahandusministri hallata. Et siin ma otseselt ei kommenteeri, aga kui me nüüd hakkame mõtlema, kes siis täpselt peaksid saama teatud soodustusi, näiteks kas vägivalla ohvritega tegelejad peaksid saama sihtasutused, kas nende töö on kuidagi vähem oluline või kas näiteks, ma ei tea, koerte varjupaikade töö on vähem oluline. Et selles mõttes kõik MTÜ-d, kõik vabatahtlikud või ka päästjad või abipolitseinikud, kes iganes, et kõikide töö on oluline, kõik, kes teevad vabatahtlikku tööd, need on olulised. Riik näeb neid partnerina. Ja nüüd edasi ma saan rääkida oma valdkonnast. Meil on olemas selline asi nagu strateegiline partnerlus, mille jaoks on eraldatud ministeeriumi poolt kindlad summad. Ja strateegilises partnerluses saavad osaleda need MTÜ-d, kes täidavad neid eesmärke, mida on Sotsiaalministeerium seadnud. Ja neid seatakse riiklike prioriteetide järgi, näiteks kui me räägime puuetega ja krooniliste haigustega inimestest, kuhu kuuluvad ka vähihaiged, kuhu kuuluvad nii lapsed kui suured, siis meil on strateegiliseks partneriks hetkel EPIKoda. Ehk et riik näeb partneritena ja riik toetab neid organisatsioone nii tegevuskulude osas kui ka erinevate projektide elluviimise osas. Lisaks on võimalik taotleda erinevate, näiteks vaimse tervise osas, meil on olnud juttu MTÜ Peaasist, ka nemad nüüd on lisaks teistele, kes pakuvad sarnast abi, nad saavad esitada oma taotlused ja meie rahastame neid teatud piires ja teatud eesmärkide täitmisel. Et see nüüd üks osa. Kui me räägime abivahenditest ja teenustest, siis need ongi ju riigi poolt rahastatud väga suures osas. Abivahenditele kulub aastas umbes 26 miljonit eurot. Ja see nüüd ainult see osa abivahenditest, mis tuleb läbi rehabilitatsioonisüsteemi. Lisanduvad need abivahendid, mis on läbi tervishoiusüsteemi. Annetuste puhul MTÜ-d, kes on tegutsenud vist üle aasta ja vastavad veel mõningatele tingimustele, saavad ju ka soodustusi, kui ma ei eksi. Kas ma eksin või? Et
ameti kaudu saab kas või oma tulumaksu, eks ole, suunata sinna ja nii edasi. Ehk et ma arvan, et riik on hetkel päris palju teinud, me kindlasti tahaks teha rohkem, aga kui ressurssi ei ole, siis me peame suunama need ressursid sinna, kus me saame kõige parema tulemuse. Aitäh! Suur tänu! Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh vastuse eest. No paljud inimesed tunnevadki, et kui ühiskond annetab vähihaigetele lastele või raskelt haigetele inimestele toetuseks, siis võiks riik vähemalt tagada, et sellest rahast võimalikult vähe maksusena tagasi tuleb. Ja ma küsikski, et enamus fondid on meil, vähiravifond on Kingitud Elu, mis aitab rahastada vähihaigete ravi ja ravimeid olukorras, kus riiklik süsteem kõik ei kata. Lastefond toetab raskete haigete laste ravi, abivahendid ja peresid. Minu unistuste päev aitab raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi täita ning pakkuda positiivseid elamusi. Tallinna Lastehaigla toetusfond toetab laste ravi, meditsiiniseadmete ostu ja haiglakeskkonna parandamist. Ja Känsel toetab siin vähiuuringuid ja teadlikku tõstmist. Te siin mainisite, et kuskilt on võimalik toetuseid saada. Palju riik toetab neid konkreetseid sihtasutusi, mis on sõna otseses mõttes, kuhu haiged inimesed viimases hädas, see viimane õlekõrs, kuhu poole nad pöörduvad. Et me teame, et on ravimeid, mida lihtsalt Tervisekassa veel ei toeta ja ei ole nende ravimite nimekirjas, mida haigekassa kinni maksab. Te tõite küll siin näiteid lemmikloomadest ja nende toetuste poole pealt, aga kas te oskate ka konkreetselt öelda, kuidas neid sihtasutusi täna riik toetab, sest sealt makstakse lihtsalt 24% toetusrahadest käibemaksuks näiteks? Aitäh! Aitäh! Eestis on 45 000 mittetulundusühingut. Kõik tegelevad ühel või teisel moel hea tegevusega. Et ma tõin ka enne näiteid, need valdkondi on väga palju. Ja kui me räägime konkreetselt Kingitud Elu fondist, siis ta ei kompenseeri mitte ainult sellepärast, et Tervisekassa neid ei toeta, neid ravimeid, vaid sellepärast, et Tervisekassa ei saa kompenseerida neid ravimeid, kus ei ole 100% teaduslik tõendus veel olemas. Ja sageli on need uurimisalused ravimid ja see on täiesti mõistetav, et inimesed, kes on väga raskes ja keerulises olukorras, on valmis haarama sellest kui viimasest õlekõrrest. Ja see on see, kuhu tegelikult Kingitud Elu fond oma rahastuse suunab. Et teatud osaliselt tõendus on olemas ja tõepoolest teine osa on siis need, kus ei ole veel jõutud müügiluba taotleda ja siis seda Tervisekassa ei saa toetada. Et see on lihtsalt üks näide. Et Eestis on väga palju mittetulundusühinguid. Kui te oleksite oma küsimuse esitanud natuke täpsemalt, siis ma oleksin osanud anda teile täpsema vastuse. Suurusjärk, millega Sotsiaalministeerium strateegilist partnerlust toetab praegu, on 1,5 miljonit eurot aastas olnud. Ja sinna lisanduvad veel erinevad need taotlusvoorud, mida ma ka mainisin. Meie kodulehel on info ilmselt olemas, aga hetkel mul kahjuks ei ole aega seda täpset infot otsida. Et ma oleks väga tänulik, oleks ma saanud täpse küsimuse, ma oleks saanud anda teile oluliselt parema vastuse. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Andres Metsoja, palun. Ja aitäh, ja istungi juhataja, austatud peaminister, sotsiaalminister. Kahtlemata on põhjus tänada siin saalist kõiki neid isikuid, kes panustavad oma vabatahtliku panuse täiendavalt siis sellele maksurahale, mida kogutakse, et aidata tõepoolest neid inimesi, kellele siis maksurahast ei jagu ja neid olukordi ilmselt ajast aega ikka jääb. Sest teadus areneb ja tegelikult tuleb teha neid karme valikuid. Aga mina oma küsimusega tüüriks rohkem selle erarahastu pealt ikkagi selle raha peale, kus maksumaksja panustab meie solidaarsesse siis fondi, et tervist hoida. Ja tüürin küsimusega vaimse tervise peale. Ma tean, et ka Norra MP finantsmehhanismi abi ja kohaliku omavalitsuse toega on tegelikult üle Eesti käivitatud siis ka noorte vaimse tervise temaatika ja kui julgen nii öelda, ravi pool, eks. Aga seal on
tegemist nagu kroonilise rahapuudusega, et kogu aeg rõhutatakse, et tegelikult need järjekorrad aina kasvavad, neid isikuid, kes tegelikult saaks aidata, on napilt. Eks seal on kõik need läbipõlemisriskid ja nii edasi nendel inimestel, kes peavad siis andma abi personali poole pealt. Et äkki te ikkagi korra mainite ka seda poolt, see on tõsine ühiskonna murekoht, seda pidevalt rõhutatakse, vajadused on suured, raha kipub nappima, et erarahaga seal inimesed lähevad ka appi, aga milline see riigi hetkeolukord selles vaates on, kas meil on seal kõik hästi või tegelikult tuleks tõsiselt teemaga tegeleda? Aitäh! Aitäh! Siin oli ka nüüd mitu küsimust ja väga hea teema püstitus selles mõttes, et see tõesti on hästi aktuaalne mure. Et vaimse tervise abi ei jää meil tegelikult rahapuuduse taha, vähemalt mitte Tervisekassa vaates. Pigem jääb see selle taha, et meil ei ole neid inimesi, kelle juurde suunata. Ja kui ma alustasin arstina 25 aastat tagasi, siis inimesi tuli veenda, et te peaksite pöörduma näiteks psühhiaatri poole või te peaksite hakkama võtma antidepressanti. Tänapäeval inimesed on juba ise niivõrd teadlikud ja haritud, et tulevad ja küsivad seda ja pöörduvad ise psühhiaatri poole. Et sellise paradigma muutusega ei ole kindlasti suutnud ühiskond kaasas käia ei Eestis ega kuskil mujal. Ja see mure ei ole mitte ainult Eestis, see on igal pool. Ja hullemaks läks see siis pandeemia ajal, eriti noorte osas, kus tõesti selline isolatsioon, väga suur hirm ja kõik muu mõjutasid eelkõige noorte vaimset tervist. Sest noored oma vaimse tervise säilitamiseks hädasti vajavad suhtlemist. Ja meie suund on nüüd siis sellele, tõesti see mainitud Norra rahastus, et selle toel me tahame luua süsteemi ja ma rõhutan, et sellega alustas 2020. aastal minister Signe Riisalo. Seni ei ole vaimset tervist eraldi esile tõstetud üldse ühegi eelmise ministri poolt ega ka hilisema ministri poolt, et Signe on seda ajanud. Ja tema oli sotsiaalkaitseminister, mitte terviseminister, eks ole. Et ühesõnaga tema alustas ja luuakse siis selline astmelise abi mudel, mis tähendab seda, et need inimesed, kellel on kõige raskem olukord, pääsevad psühhiaatri vastuvõtule, kellel on vähem raske, on perearsti vastuvõtul ja niimoodi alla poole, kuni tegelikult meil on ka selline nii-öelda lai baas, kus on inimesed, kellel on vaimse tervise mured, aga mis ei vajagi üldse veel tervishoiu sekkumist. Ehk et me püüame luua neid mudeleid, seda abi, mis on siis enne tervishoidu. Ja just olen ka välja saatmas ühte eelnõud, kus me muu hulgas psühhiaatri teenuse muudame e-konsultatsiooniga teenuseks, mis tähendabki, et võimalus on selekteerida välja just need kõige hapramas, kõige keerulisemas seisus inimesed, kes sageli ei jõua abini juba sellepärast, nad ei jaksa seda otsida. Et ma arvan, et hetkel protsessid on töös, rahastusest me räägime valitsuses ja me kindlasti tegeleme, see on ka üks minu olulisi prioriteete. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Reili Rand ja teemaks on lapsed ja pere. Reili Rand, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud peaminister. Eilsel rahanduskomisjoni istungil saime tutvuda teie juhtimisel Riigikokku jõudnud lisaeelarve projektiga, mille lühikokkuvõtteks võiks öelda, et eelarve positsiooni see ei paranda ja kohustused lükatakse edasi tulevikku. Lisaeelarves kajastuvad idapiiri väljaehitamisele täiendavate vahendite eraldamine ja tehisaru võimekuse suurendamine on kahtlemata vajalikud tegevused. Samas sellesama tehisaru hulgas me leiame lisaks ministeeriumitele võimekuse suurendamisele ka näiteks Riigikantseleile enam kui 5 miljonit, millest 2/3 sellest rahast läheb üldisele elanikkonna koolitamisele. Ja lugedes neid tekib küsimus, et kui te lisaeelarvet arutasite, kas kuskilt tõstatus ka mõte, et ajal, mil meil on laste vaesus kasvav, meil on sündivus madal, meil on üksikvanemaga kasvavatest lastest iga 5 on absoluutses vaesuses. Et näiteks selles samas mahus oleks olnud võimalik väga sihitud, väga tulemuslik meede ehk siis üksikvanema lapse toetust tõsta.
Kas te sellist asja arutasite või mis on see nende eelarvevalikute siis põhjendus ja nägemus, miks lapsed ja pered tänase valitsuse prioriteetidesse ei mahu? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kõigepealt küsimus erinevatest nüanssidest. Siin oli suur hulk erinevaid nüansse. Kõigepealt te ütlesite, eelarvepositsiooni parandan ära, parandab. Eelarvepositsiooni parandab see 15 miljoni jagu. See on Rahandusministeeriumi kirjeldus. Seda esiteks. Teiseks, ka järgnevatel aastatel tuleb nüüd, kus majandus on kasvule pööranud, tõmmata kokku riigi kulutusi, mahutada nad raamide sisse, et isegi kui need prognoosid, mida Rahandusministeerium täna esitleb, on suuremad, tuleb need raamide sisse suruda ja ma eile ka ütlesin seda raadiosaates, mida Mirko Ojakivi juhatas, stuudios on peaminister, et minu ettepanek on võtta nendel aastatel, kus majandus vähemalt üle protsendi kasvab, mis nüüd juba käes on, igal aastal hakata 0,5% kaupa defitsiiti vähendama. See on see eelarve tasakaalu mõõt, et milline see defitsiit on. Ja seda võiks juba tegema hakata 27. aastast. Ma kindlasti sõnastan selle ettepaneku, saadan siin teistele ka laiali, et teised saaksid ka seda debatti pidada. Ja seda me saame eelarveseadusega teha. See on esiteks. Teiseks, idapiir kindlasti on vajalik. Sellega ma arvan, te olete päri, eriti julgeoleku olukorda vaadates. Idapiiri ehitamist poolele ei saa jätta, eriti kui see on lepingutega kaetud. Ja teiseks, tehisintellekti puhul samamoodi, et ainukene viis väikses riigis ühiskonnana jõukust kasvatada ja saada hakkama tuleviku väljakutsetega on saada oskused ja tehisintellekti oskused kindlasti on nii noortele kui vanematele inimestele vajalikud. Suur hulk tõesti sellest Riigikantselei osast läheb koolitusele. See tähendab seda, et sisuliselt luuakse turumehhanism, kus erasektor koolitab, et riik ise koolitamisega tegelema ei hakka. Ja kuna tempo on väga kiire, 18 kuuga antakse 100 000 inimesele need oskused, siis selleks on vaja ka sellist rahalist võimekust. Arutati eelarve käigus ja kindlasti arutame veel üksikvanemate toetusi ja arutame ka toimetuleku toetusi. Need on kaks asja, mida me arutasime ja arutame kindlasti riigieelarve erinevate täienduste käigus, kas siis selle lisaeelarve juures arutasime samamoodi ja ma arvan, et ka sügisel, kui suvine eelarve tegu tuleb, arutame ka järgmisel aastal. Nii et need mõlemad on meil vaatuse all ja me ei ole neid kuidagi kuhugi jätnud. Ja toimetuleku toetust, kui te suudate tagasi kerida, siis me just selle aasta alguses tõstsime 10%. Nii et seda me oleme ka täpselt samamoodi teinud. Olen öelnud, et see tõusis sellel aastal, olen öelnud, et see tõuseb veel, tõuseb ka järgmisel aastal. Kui võimalik, teeme varem, kõik sõltub nendest eelarve võimalustest. Aitäh! Suur tänu, Reili Rand, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh. Ma hetkel seda eelarve arutelu isegi rohkem ei avaks, et siin seda võib-olla ka peaministri kommentaari iseloomustab, et üks minister räägib üht, teine minister Riigikogule räägib teist, et eks selline üldine segadus ja ebakõlad seda valitsust saadavad. Aga tore, et vähemalt arutati. Siiski fakt on täna ju see, et tänane valitsus laste ja perede heaollu ühtegi senti juurde ei pane. Ja kui me nüüd jätame selle kõrvale, et saame aru, prioriteetidesse ei mahu, raha ei eraldata, siis tuleme siis vähemalt selle juurde, kas valitsusel on plaan. Sotsiaalministeerium on läbi aastate palju erinevaid uuringuid ja analüüse tellinud, lubanud välja tulla konkreetsema plaaniga. Seetõttu on ka mitmed sotsiaaldemokraatide algatused muudkui siit tagasi lükatud, mida küll hiljem on valitsuserakonna ja nimelt siis peaministri erakond leidnud, et oi, võib-olla on tõesti täitsa head ideed. Siiski tegudeni me jõudnud ei ole. Tulen nüüd selle plaani juurde tagasi. Minister Joller, kes istub ka praegu teie kõrval, käis hiljuti sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja ütles, et valitsuse plaan võiks kokku saada aprilli lõpuks. Täna me oleme mai keskpaigas. Ma siis küsin, et kas valitsusel on, et kui raha ei tule, et tuleks siis vähemalt plaaniga välja, mida laste vaesuse vähendamiseks, ebavõrdsuse vähendamiseks ja ka sündivuse toetamiseks ette võtta.
ja ma siin võib-olla teen väikse reklaamiminuti ka, et kui valitsusel on ideede puudus või ei suuda plaaniga välja tulla, siis sotsiaaldemokraatide poolt me eelmine nädal oma ettepanekud ja nägemused selliseks terviklikuks laste heaolu plaaniks kokku panime. Et kui sellest on abi, siis hea meelega jagan seda ka valitsuse esindajatega, aga kõige tähtsam palve, et palun jõuame nägemuseni, jõuame ka koos otsusteni. Toetus siin parlamendis laste ja perede heaoluks midagi päriselt ära teha on väga suur ja üle välja. Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. No see on nüüd selline pentsik lugu. Tegelikult oleksite võinud seda ju Karmel Jolleri käest küsida, ta oleks saanud kõik rääkida, ma pean nüüd seda vahendama. Et jah, RES-i minevad ettepanekud on tema majas koostamisel, juba teel, noogutab, nagu juures olevalt jooniselt näete. Ja teiseks tuleb ka perepoliitika dokument, milles sees on erinevad ettepanekud, jälle minister noogutab, jälle on teel ja töö käib, milles on erinevad ettepanekud, kuidas noored pered saaksid parema väljavaate Eestis peret planeerida. Ja ma võtaks nagu veidi sellist nagu positiivset siiski joont, et kui te seal parteilist reklaami teete, siis ma teen veidi vastu. Üks Reformierakonna juhtimisel tehtud parimaid otsuseid on vanemahüvitis. Eestis on väga korralik vanemahüvitise süsteem, mis peredele kindlustunde annab. Sellegi puhul on käimas arutelu ju nii valitsuses kui koalitsioonis kui meie erakonnaski sees, et kuidas seda paremaks muuta, kuidas uusi võimalusi luua. Ja rahaliselt on ikkagi 2026. aastal peretoetusesse vanemahüvitisse läheb Eestist ligi 750 miljonit eurot. Et juhuks, kui te tahate jätta muljet, et sentigi ei lähe ja midagi ei toimu, siis 750 miljonit eurot. See on peaaegu 2% SKP-st. See ei ole väga väike number. Ja kui vaadata raha ja sündimise kordajate vahet, siis näiteks Poolas on suurimad rahalised toetused 2,41% SKP-st ja samal ajal madalam sündimuskordaja 1,12. Saksamaal näiteks on Euroopas kolmandad rahalised toetused 1,93% SKP-st, sündimuskordaja tagantpoolt 11. Nii et üks tingimata ei ole teisega seoses, ilmselt on väga palju kinni sellest, kui turvaline keskkond, kui kindlalt ennast tuntakse, milline on üldine majandustsükkel, kindlasti sõjal on oma mõju. Ma arvan, et kindlasti meie regioonis on sellel kindlasti vaimse sellise surutusena oma mõju. Kindlasti ka vaimsel tervisel laiemalt, millist tuge pakutakse. Vaimse tervise puhul tean, et nii Sotsiaalministeerium kui Riigikantseleis on samamoodi neid arutelusid peetud, et tulevate uute tehnoloogiate riskidega tuleb anda inimestele paremad võimalused toime tulla. Nii et kõige sellega me tegeleme ja jah, veel kord, et kui teil on mõni asjalik ettepanek, saatke, aga ei pea selleks ühtegi puud maha raiuma, et võib-olla säästke loodust ja võite ka e-mailiga selle saata. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimus esitab Tanel Kiik, palun. Jaa, lugupeetud Riigikogu esimees ja austatud peaminister. Ma kõigepealt alustan natuke numbrite täpsustamisest. Et tõsi on see, et vanemahüvitise ja peretoetuste osakaal riigieelarves järk-järgult väheneb. Väheneb nii nominaalsummas, tulenevalt väiksemast laste sündimisest, kui ka väheneb tegelikult proportsioonis riigieelarvega. Ma toon teile võrdlus, et näiteks 2020 aastal vanemahüvitise ja peretoetused moodustasid kokku, pange nüüd tähele ja pange kirja enda jaoks, ligi 5% riigieelarve mahust. Nüüd 2026 aastal keset väga selgelt rahvastikukriisi ja inimese toimetulekukriisi, need kaks kokku moodustavad umbes 3,6% riigieelarvest. Need on Sotsiaalkindlustusameti andmed, mitte nüüd minu matemaatika. Ehk tegelikkuses Reformierakond on vastutanud nüüd perepoliitika valdkonna eest 5,5 aastat ligi. Ja peaministri partei on olnud ligi 5,5 aastat ja ka rahandusministri partei on 5,5 aastat. Ehk kui kaua te saate rääkida veel sellest, et 20 aastat tagasi tehti vanemahüvitise süsteem olukorras, kus tegelikult me näeme järjest rahvastiku elanike arvu langust, sündide arvu langust, näeme seda, kuidas 12 000 last elab absoluutses vaesuses, ehk Eesti pered ja lapsed ja tulevased lapsed vajavad tuge nüüd ja praegu. See, et kunagi loodi vanemahüvitise süsteem, mis on hea asi, sellega ei saa purjetada piltlikult öeldes ühest parlamendi valimisest järgmise valimiseni. Ja minu küsimus teile ongi sama konkreetne, nagu oli tegelikult kolleeg Reili Rannal, et miks siis teie juhitud valitsus ega teie eelkäija juhitud valitsus ei ole teinud need vajalikke otsuseid, et toetada teie absoluutses vaesuses elavaid lapsi täiendavalt, et suurendada näiteks peretoetusi, mis on tegelikult ajale jalgu jäänud, et aidata kaasa vaimse
terviseteenuste kättesaadavuse parandamisele või ka tegelikult erinevatele teenustele. Näiteks Tallinna näitel rääkinud pikalt, et peaks olema tasuta lasteaiakoht, millegipärast riigi tasandil te pole seda poliitikat püüdnudki ellu viia. Et mille taha see jäänud on ja veel kord, kas te peate õigeks seda, neid numbreid ma alguses välja tõin, et kunagi umbes 5% riigieelarvest läks vanemahüvitisele peretoetustele, täna läheb 3,6% teie juhitava valitsuse puhul 2026 aastal. Aitäh! Aitäh! Jah, eks ma siis kontrollin need numbrid üle, kuna kogemused Riigikogu liikmete matemaatikaga on mind teinud ettevaatlikuks. Teie seni olete vähemalt korrektselt arvutanud, nii et ma loodan, et see südamist ka nii on, eks ju. Eelarves erinevate valdkondade mahud ju muutuvad, et see on ka loogiline, et mõni valdkond kasvab kiiremini, mitte meie valikul, muu hulgas näiteks kaitse, ja teiste valdkondade mahud sellest vähenevad, et vahel kasvab eelarve kiiremini ja mõni valdkond lihtsalt jääb oma paika, nii et ilmselt seal tuleb vaadata, mis eelarve dünaamika on, aga kui te küsite, kui kaua ma vanemahüvitisest räägin, ma arvan, väga kaua, ma arvan, ausalt öeldes. Minu meelest see on üks kõige paremaid otsuseid, mida Eesti Vabariigis tehtud on. Esimese lapse puhul ma tunnistan, ma sellest kasu ei saanud, teise lapse puhul juba sain või meie pere sai. Nii et mitte ainult kasu pärast ma ei räägi, vaid sellepärast, et inimesed tunnevad kindlust, nad teavad, et kui on selline positiivne uudis, siis on võimalik ka varaliselt selle perioodi üle elada ja hästi hakkama saada. Nii et seetõttu, kui te küsite, kaua ma räägin kaua. Nii kaua, kui jaksan. Nüüd paljulapseliste perede vaesus on järsult vähenenud. Sotsiaalminister siin kõrval, kui te tema käest küsiksite, ta räägiks teile, kuidas see on toimunud toetuste najal ja mis on positiivsed uudiseid. Aga jah, toimetulekutoetuse ja üksikvanematoetuste kohta ma juba ütlesin, et toimetulekutoetust oleme lubanud tõsta, tõstsime, oleme lubanud, et tõstame veel ja samamoodi üksikvanematoetusega, et püüame leida selleks vahendeid, et Eesti eelarve üldiselt on ikkagi nii, et iga 100 euro kohta, mis meil sisse tuleb, mida me kokku korjame inimeste käest, läheb välja umbes 104-105 eurot, nii et seetõttu on mõnevõrra keeruline. Ja perede jaoks kindlasti võin omast näitest praktikast öelda, et tihtipeale rahaline toetus on oluline, aga teenused, saadav juurdepääs, töö, pereelu ühildamine, lihtsad asjad nagu logopeedi silmaarsti leidmine tihtipeale on päris olulised asjad, et see võtab palju rohkem aega kui ühe teise kolmanda ajamine, nii et kogu see infra peab olema toetav. Ja lisaks kindlasti on seesama arutelu, mis on käimas, eluasemepoliitika, kui kergesti, millise eluaseme saab endale soetada noor inimene, millisel viisil, kas näiteks pensionisammastele tagatiseks kasutada, kõik need debatid on aktuaalsed, sest lõppkokkuvõttes seegi määrab sellest, kui kindlalt noor pere ennast tunneb, nii et ma ei tea, mina olen kõik need etapid läbi teinud, igaüks saab ise järgi proovida, aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on õiglase ülemineku fondi ebaõiglus. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud istungi juhataja ja peaminister. Et tõesti sooviks teie hinnangut, mis toimub meil selle õiglase ülemineku fondiga ja konkreetselt ühe kaasuse raames, mis on ka meil erikomisjonil eraldi tähelepanu all. Ja võib-olla te olete juba kuulnud, et ma natukene räägin sellest taustast, et üks konkreetne ettevõte nimetuseks Greenful pidi juba sel aastal ehitama tekstiilijäätme taaskasutuskeskuse Sillamäele. Ja see projekt sai rekordtoetuse, mitte ükski teine projekt nii suurt toetust ei saanud, 39 miljonit eurot. Aga mis on oluline, et tegelikult maksimumtoetus õiglase ülemineku fondi raames on 13 miljonit. Ja skeem, mida kasutati, et see maksimumtoetus saada, oli järgmine. Loodi 10-päevase vahega 3 uut ettevõtet. Vähem kui 2 kuu pärast esitati 3 erinevat projekti. Ja kõik projektid saidki maksimumtoetust 13 miljonit, 13 korda 3, 39 miljonit tegelikult ühe projekti peale. No meile erikomisjonile väideti, et teate, tegelikult need on kõik 3 projekti, erinevad projekti, nemad töötavad iseseisvalt, et probleemi ei ole. Aga kus tekib probleem tegelikult? Täna pole ehitusega alustatud, kuigi juba sel aastal pidi tehas valmis olema. Mitte ühtegi ehitusluba pole taotletud. Tänaseks tuli ka välja see, et tehnoloogia, mille alusel see taotlus esitati, oli tõendamata. Oli lihtsalt ilus PowerPoint esitlus.
Ja ma olen esitanud selle küsimuse ka Erkki Keldole, et kuidas juhtus nii, et selle asemel, et need rahad läheksid ümberjagamisele, nagu on olnud teiste ettevõtete, probleemsete projektide ettevõtete puhul, siis nemad said vastupidi pikendust. Ja mida veel tegi Erkki Keldo, ta võttis vastu eraldi määruse tulenevalt tegelikult just sellest kaasusest ja pikendas kõik tähtaeg aastani 2029. Et sooviks teie seisukohta, et kuidas teile tundub, et kas selline suhtumine on adekvaatne? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija, et see on väga, ma ütleks, spetsiifiline küsimus ühe projekti või projekti ettevõtjate kohta, et ma palun ilmselt MKM-ist endale sellekohase kirjaliku selgituse ja siis ma saan seda teile edastada, et mul on väga keeruline kommenteerida mis tahes otsuseid niimoodi, ütleme, infotunni tasandil, kus on abstraktne või poliitiline debatt, et mis on konkreetse kaasuse asjaolud. Nii et ma palun need välja ja siis ma oskan teile vastata. Aitäh. Aitäh. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud peaminister, et muidugi arusaadav, et ei peagi teadma kõiki üksikasju, et põhjus tegelikult, miks ma teie poole pöördun, on see, et esiteks minister Erkki Keldo ei ole soovinud tulemast erikomisjoni istungile sel teemal. Kui Riigikogu täiskogu istungil olen ma temal pärinud, ta ei näinud sel teemal probleemi. Aga tegelikult see arutelu, mis ma enne juba mainisin, et probleemid ei piirdu seal, et probleem on palju laiem. Nimelt, et seesama ettevõte, mis sai rekordtoetuse, et selle tagant paistavad teie koalitsioonipartneri Eesti 200 kõrvad tagant välja. Ja esiteks näiteks Tarmo Tammele kuulus seal osalus, vahepeal oli see maha müüdud. Nüüd ühel äridelegatsiooni visiidil osales Tarmo Tamme poeg, kes esindas seda Greenfuli ettevõtet. Ühel endisel Eesti 200 abilinna peal on samuti seal osalus. Aga nüüd, millised arengud on veel toimunud? Vahepeal on muudetud selle ettevõtte nime, varasem omanik on sealt välja puksitud ja selle aasta talvest on selle juhatuses endine Eesti 200 majandusminister Tiit Riisalo. Tiit Riisalo, siis kui ta oli majandusminister, ta tegi erinevaid otsuseid õiglase ülemineku fondi osas, näiteks ta muutis toetuse määrasid, tõstis maksimumtoetuse 10 miljonilt 13 miljonini, muutis ka seda, et taotluse tingimused oleksid lihtsamad. Ja täna seesama inimene, kes oli minister, kes võttis erinevad määrused vastu, on selle sama ettevõtte juhatuses, kes sai selle rekordtoetuse. Mitte ükski teine ettevõte seda rekordtoetust ei saanud ja mille osas on täna väga palju küsimusi. Et kahjuks minister Erkki Keldo selles probleemi ei näe, aga mul on jällegi teile küsimus, et kas teie näete, et siin on probleem ja võib-olla uurite seda küsimust täpsemalt? Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija. No ma saan ju öelda seda sama, mida ma enne ütlesin, et ma pean asjaolud välja küsima, et saada aru, mis seal täpselt toimub. Ja ma olen kindel, et Erkki Keldo on kõiki otsuseid tehes lähtunud oma parimatest teadmistest ja headest kavatsustest. Aga veel kord ma küsin materjali välja ja täpselt samamoodi saate teiegi ju kirjaliku küsimuse ministrit küsida, et ma vastan väga tihti erinevatele parlamendiliikmete kirjalikele küsimustele, et ta kindlasti on nõus ju sellele vastama, saab seda vastata. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja lugupeetud peaminister. No, kahjuks te ei saanud või ei tahtnud vastata minu kolleeg Anastassia küsimustele, kuigi oli päris palju aega, et süveneda selle teemasse ja siin vastata. Aga loomulikult siis tulevad kirjalikud küsimust ja ehk ka arupärimine selle teemal. Aga samas me räägime õiglusest üleminekust, kus 39 miljonit eurot jagatakse laiali projektidele ja skeemidele, mille tegelik kasu Eesti inimestele on küsimärgi all. Ja mis saavad sellest siis Ida-Virumaa inimesed on ka küsimärgi all. Aga meil on terve rida sellisi huvitavaid otsuseid ja sündmusi viimasel ajal. Võtame kas või põlevkivi kasutuse mahamüümise, siis niinimetatud õiglase ülemineku 39 miljonit ja siis siia otsa ka veel, kui me andsime praktiliselt andeks petturile, kes pettis inimestel välja 100 miljonit eurot, lasime ta rahumeelega lahti, kui ta maksis ainult 8,5 miljonit. Kas see ei tundu, et selline rida neid teemasi ta ei anna usaldust
juurde meie riigile, meie valitsusele, mitte ainult Eesti inimeste seas, vaid ka meie rahvusvaheliste partnerite seas. Ja siis tulles tagasi selle õiglasele üleminekule, et kui õiglane ta siis on teie arvates? Aitäh! See on nüüd küll filosoofilisem küsimus, et õiglase ülemineku fond on eesmärgiga ikkagi Ida-Virumaale pärast põlevkivitööstusest ja põlevkivi kasutuse vähenemisest luua uusi töökohti ja sealt toetust on saanud, ma vaatan, üle 470 projekti, 470 projekti, peaaegu 500 projekti. Ja nende elluviimisel luuakse 2030. aastaks üle 1300 uue töökoha. Iga fondist saadud euro kohta panustavad ettevõtjad ligi 1,5 eurot oma raha. See tähendab piirkonnas enam kui 500 miljardi euro suuruseid investeeringuid. Ma ei usu, et te olete selle vastu, et Ida-Virumaale rohkem kui 500 miljardit investeerida ja inimesed saavad seal tööd. Ma arvan, et te pigem toetate seda. Teiseks, kui vaadata, kuidas inimeste hoiak on, siis Rahandusministeerium on seda uurinud ja kohalikud elanikud tunnetavad seda positiivset mõju piirkonnale. Erinevaid projekte tõepoolest on, suuremad toetused on läinud Ida-Viru idapoolsematesse omavalitsustesse, Sillamäe linn 63 miljoni euroga, 25 projekti, Narva linn umbes 49 miljoni euroga, 117 projekti, Jõhvi vald 33 miljoni euroga, 69 projekti ja Ida-Virumaa ülesed projektid umbes 114 miljonit eurot, 55 projekti. Ja selle raames on rajatud erinevaid tehaseid, õhugaaside tehas Auveresse, on rajatud näiteks Layerwood Productioni projekt, on rajatud loodusspa hotell, on magnetitehast toetatud muuses, mida ju Eesti ja Euroopa uhkuseks peab, on Neljatärni hotell rajatud, on erinevaid investeeringuid tehtud ja nii edasi. Isegi üks butiikhotell, ma näen, on sellest toetust saanud. Küllap neid on rohkem. Nii et kui te küsite, et kas see õiglase ülemineku fond on vajalik ja 500 miljardit investeeringuid Ida-Virumaale, siis mina arvan, et on vajalik. Ma ei tunne kuidagi Keskerakonna positsiooni ära, et te väga tihti ründate viimasel ajal põlevkivitööstust, ettevõtjad, kes seal toimetavad ja kuidagi Ida-Virumaa suhtes väga verine olete. Et ärge olge, et ma just käisin seal ja võin kinnitada, inimesed on optimistlikud, ettevõtjad ka, aga ma loodan, et te tegelikult ei ole. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Tänane 6. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Anti Poolamets ja teemaks on Eesti ajaloo käsitlemine. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud peaminister, küllap olete ise ka sellise kummalise hämmastava intsidendi tunnistaja olnud ja lugenud, kuidas Haridusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson vastas Muinsuskaitse Seltsi ettepanekule tähistada Tartu rahu riikliku tähtpäevana järgmiselt, tsiteerin. Tartu rahu on otseselt seotud Eesti võiduga vabadussõjas ning selle tõlgendamine võib mõnele osale elanikkonnast mõjuda keeruliselt ja kui rõhuasetus asetub üksnes vastasseisule. Just seetõttu on oluline, et selle tähtpäeva sisu ja tähendus oleksid lahti seletatud tasakaalukalt, ajalooliselt täpselt ja kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt. Vaat sellise vastuse saatis ta Muinsuskaitse Seltsile otse teile alluvast ministeeriumist, teie valitsuse ministrile alluvalt ministeeriumist. No esimesel pilgul võtab jällegi nagu olukord sõnatuks. Aga kui me nüüd selle asja sisse läheme, siis on ikkagi see sügavalt muret tekitav, et meil ei ole ju Putini propagandat vaja, kui kuskilt piiri tagant, kui enda ministeeriumi ametnik häbeneb Tartu rahu, vabandab vabadussõja võidu eest, mõtleb välja, kuidas Putini-meelsete jaoks välja vabandada, et meil ikkagi oli vabadussõja võit. Ehk siis, no mis see reaktsioon on olnud, minister ütles, et tema sellega nagu nõus ei ole. Minu meelest olukord on nii halb, et selliste teadmiste või arusaamadega ametnikud esiteks tohiks üldse sattuda
sattuda ministeeriumisse, sest nad ei kvalifitseeru lihtsalt ja see vastus on kordades hämmastavam. Kuidas teie sellesse olukorda suhtute ja kas teie toetaksite Tartu rahu riikliku aastapäevana tähistamist? Aitäh, hea küsija. Ma nüüd vaatan kohe üle, mida ka Kristina Kallas ütles selle kohta, et ma nägin ka seda pealkirja, millele te mainisite ja tõepoolest oli veidi üllatav, et mina loen välja küll jah, et haridusminister ei jaga selle välja öelnud ametniku seisukohta, ma ei tea, kas see oli kirjalik või suuline, ja ütles, et Tartu rahuleping tegi lõppu ohvriterohkele vabadussõjale, tõi Eestile iseseisvuse. Oma riik on meie rahva kallem aare, selle eest oleme vabadussõja kangelastele igavesti tänulikud. Vabadussõjas oluline osa kanda vabatahtlikuna rindele läinud noortel, kes astusid sõjaüksustesse otse koolipingist, et kaitsta oma riiki. Nüüd, enam kui 100 aastat hiljem, pole nende sangaritöö sugugi oma tähtsust kaotanud. Selliselt käsitletakse Tartu rahu temaatikat ka meie koolides. Nii et jah, ma ütleks, et Tartu rahu on Eesti riigi sünnidokument, et seda pole küll kuidagi põhjust ega kohane häbeneda, et ma ei oska isegi öelda, miks selline seisukoht tuli või millistel asjaoludel see sündis. Ja Tartu rahu võiks olla rohkem nähtav meie elus. Kas selleks on uut riigipüha vaja luua? No, seda arutelu võime alati parlamendis pidada. Aitäh. Aitäh. Anti Poolamets, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, te lugesite nüüd lihtsalt haridusministri kommentaari ette, aga minu meelest võiks teil palju rohkem oma seisukohta olla, sest see tegelikult tekitas suurt resonantsi rahva hulgas. Ehk siis me oleme jõudnud sellesse faasi, kus me kuuleme kõrgetelt ametnikelt, muide ta on veel keelepoliitika osakonna juht, kes peaks võitlema eesti keele positsiooni nimel, et mitte eestikeelsed elanikud õpiksid eesti keelt. Ta on kuskilt omandanud lausa sükse häbiväärse alistuva, andva hoiaku, putinistliku ideoloogia ees täieliku kapituleerumise. Igal juhul mina ootaks teilt nüüd selle peale rohkem kui moka otsast ministri tsiteerimist, et midagi peab ette võtma. Esiteks, meie ajalooharidusega on järelikult ka midagi viltu. Teiseks, ma tean, kui palju vene koolides ikkagi manipuleeritakse Eesti ajalootundides. Nii mõnigi õpetaja libiseb meile Eesti riigile olulistest teemadest kuidagi üle, selgitab neid tagurpidiselt, nii-öelda putinistlikult või okupatsioonivaate kohalt. Ehk siis see praegune see olukord indikeerib, et kuskil on midagi väga liimist lahti, kui meie enda kõrged ametnikud, mitte mõni Narva pensionär ei arva enam niimoodi, et vabadussõda on vaat, et nagu kohati piinlik sündmus, et läheme vabandame putinistide ees, leninistide ees, ärme unusta, et Lenin oli siis Nõukogude riigijuht ja Lev Trotski sõjaväejuht, kui me vabadussõja võidu saavutasime. Et nüüd siis hakkavad ametnikud sisuliselt Lenini ees vabandusi otsima, et kuidas nüüd nii juhtus, et me pääsime Eesti kommunismi raudsest haardest. Ehk siis ma ikkagi küsin veel, et kas meil oleks parandamisruumi oma ajalooõppes ja kas te võiksite seda asja tõsisemalt ette võtta? Jah, aitäh, hea küsija. No, ühe ametniku väljaütlemine ei tee seda veel Eesti riigi ametlikus poliitikaks. See on oluline tajuda. Ja sellepärast ma ka lugesin ette, mida haridusminister ehk selle ministeeriumi poliitiline juht ütleb. Tema sõnum oli minu meelest kaunis klaar. Tema ei ole päri sellega, mida see ametnik oma positsioonis esitas. Ma arvan, et sellest ju piisab. See on esimene asi, ministeeriumi seisukoht. Teiseks ma ütlesin ka, mida mina arvan, et Tartu rahu on Eesti sünnidokument, seda tuleb ka sellisena käsitleda. Nii et kui kuskil, ma ei tea, ajalooõppes või kuskil mujal te näete, et on midagi puudu, tehke oma ettepanekuid, seda saab kindlasti hinnata. Uue riigipüha loomine on täiesti eraldi debatt, mis puudutab arutelu selle üle, milline on uue riigipüha loomise mõju töökorraldusele, majandusele, seda alati peetakse mis tahes päevade puhul. Aitäh.
Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. Jaa, no ühe ametniku väljaütlemine ei ole tõesti riigiametlik poliitika ja samamoodi ei ole riigiametlik poliitika ministeeriumi pressiteade. Küll aga on riigiametlik poliitika erinevad kinnitatud arengukavad ja riiklikud strateegiadokumendid, näiteks Eesti 2035 räägib avalikult ja läbivalt multikultuursest Eestist, kodanikupõhisest riigist, mis on olemuslikult erinev, ma ütleksin ka sisuliselt vastuolus olev Eesti põhiseaduse preambulis kehtestatud rahvusriigiga, kus eestlased kui põlisrahvas on erilises positsioonis kogu Eesti riigi ja ühiskonna arengus. Et riiklikud ametlikud dokumendid tegelevad teistsuguse identiteedi ehitamisega, kus eestlased on siin mingisugune üks osa kõigest ja kõigist, kes siia kuidagi kunagi on sattunud, ja nüüd me oleme välja jõudnud, et see ametlik poliitika, ametlik dokumentatsioon on siis jõudnud nii kaugele, et ta on nii ära söövitanud kogu meie riigiaparaadi ja ka poliitilise koorekihi, et me häbeneme Tartu rahust rääkimist, sest see võib mõjuda keeruliselt osadele ühiskonna osadele. No me kõik teame, millisele osale ühiskonna osast see mõjub immigrantidele, hilisimmigrantidele ja mõjub nende inimeste järeltulijatele, keda me lõime selles vabadussõjas ja kellega me siis tänu sellele pärast saime rahulepingu sõlmitud. Need on sealt pärit inimesed, eks ole. Nüüd tahaks ikkagi, et meil oleks peaminister, kes ei ole nii häbelik meie ajaloopärandi ja meie identiteedi üle ja ei lähe kaasa. Ma saan aru, te olete ideoloogilises lõksus. Reformierakond on ka rääkinud aastaid ja aastaid sellest kodanikupõhisest ja multikultuursest ühiskonnast, aga meie põhiseadus ei näe seda ette. Meie põhiseadus näeb ette rahvusriiki. Et ma tahaks küll, et te nüüd selge sõnaga ütlete, et teie asute muutma neid alusdokumente, strateegiadokumente. See on Riigikantseleis kinnitatud dokument Eesti 2035. Näidake eeskuju, muutke see dokument ära, tehke rahvuspõhiseks. Aitäh, hea küsija. Ma just vaatasin, et Eesti 2035 eelnõu valmis aastal 2020. 2020. Just üritan meenutada, kohe meenu, aga ma olen kindel, et virgemad online kommentaatorid otsivad välja, kes seal sellel ajal valitsuses olid ja pärast kontrollime, mida seal ümber oli tehtud. Vaatame siis peale. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Head kolleegid, et kui ma nüüd vaatan saalis ringi ja vaatan, kes on meie järgmised küsijad ja nendeks on Riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Heljo Pikhof, Aleksandr Tšaplõgin ja Mart Helme, siis 7. küsimus oleks olnud peaminister Kristen Michalile, küsija oleks olnud Jaanus Karilaid ja teemaks oleks olnud president. Aga seda küsimust me avada ei saa, sellepärast et Jaanus Karilaid ei viibi saalis ja seetõttu me seda küsimust ka ei ava. Liigume edasi 8. küsimuse juurde ja see on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Heljo Pikhof ja teemaks on erihoolekanne ja Heljo Pikhof on siia Riigikogu saali ka jõudnud, nii et kolleeg Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud sotsiaalminister. Eestis ootavad raske psüühikahäirega inimesed aastaid järjekorras, et pääseda erihoolekande teenusele. See tähendab, et paljud inimesed ei tule igapäevaeluga toime ning nende pered on sageli viimase piirini ülekoormatud. Erihoolekande teenused, nagu me kõik teame, on mõeldud inimestele, kes vajavad vaimse tervise tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või siis järelevalvet. Need teenused ei ole ju mugavusteenused. Kui vajalik teenus puudub, ei kannata ainult abivajaja, vaid kogu tema perekond. Nädala alguses tegi Riigikogu märgilise otsuse, kohus ütles väga selgelt, riik peab tagama erihoolekannet vajavale inimesele teenuskoha hiljemalt 3 kuu jooksul. Ja viivitusi ei saa põhjendada raha või teenuskohtade nappusega. See siis tähendab, et senine praktika, kus inimesed jäävad aastateks järjekorda, on õigusvastane. Aprilli seisuga oli erihoolekande teenuse
järjekorras 2359 psüühilise erivajadusega inimest. See arv näitab selgelt, et tegemist ei ole üksikute juhtumite, vaid süsteemse kriisiga. Ja nagu me kõik teame, kohtuotsus ei ole soovitus, vaid see kuulub täitmisele. Aga ometi ei ole selle aasta lisaeelarves, mis peagi jõuab Riigikokku, erihoolekandele ette nähtud sentigi. Ja minu küsimus, minister, teile on, et kuidas kavatseb valitsus täita Riigikohtu otsust, kui lisaeelarves ei ole erihoolekande teenuste kohtade loomiseks ette nähtud mitte ühtegi eurot? Aitäh! Aitäh! Esiteks, ma arvan, et tingimata ei saa ega pea just nimelt lisaeelarvega selliseid probleeme lahendama, küll aga me oleme seda teinud riigieelarve läbirääkimiste käigus. Näiteks viimane riigieelarve andis juurde erihoolekandesse 4,2 miljonit eurot 4 aastaks, kokku 16,4 miljonit eurot, mis läks eelkõige siis teenuse hindadesse ja tõsteti eelkõige neid teenuse hindasid, kus vajadus on suurem, kus teenust saavad raskemas seisus inimesed. Tahaksin parandada teie numbreid. 2359 inimest võib olla järjekorras, kuid need inimesed ei ole nii-öelda unikaalsed inimesed. See tähendab seda, et mõned inimesed võivad olla mitme teenuse järjekorras. Erihoolekanne sisaldab väga palju erinevaid teenuseid. Kõigepealt ma tänan, et te selgitasite, mis asi üldse on erihoolekanne. Aga ma tuletan meelde, et see sisaldab väga erinevaid teenuseid, alates sellest, et inimesele pakutakse võimalust elada kogukonnas ja see ongi tegelikult praegu kõige suurem suund, et inimene hoida tegusana, kuni lõpetades siis ka sellena, et näiteks inimene lähebki eraldi asutusse ja seda siis eeldusel, et ta ei ole võimeline üldse ka sellise osalise abiga omaette hakkama saama. Tegelikult on neid nii-öelda unikaalseid inimesi järjekorras suurusjärk umbes 2000, kui täpne oleks 2028. Ja mitte kõik neist ei ole ka valmis kohe teenuskohta vastu võtma. SKA-ga koos oleme siin vaadanud neid järjekordi väga põhjalikult üle. Neid inimesi on läbi helistatud ja põhimõtteliselt umbes veerand neist inimestest ei soovi kohe teenusele minna, mis näitab, et inimesed kaalutlevad ühe ja teise asja osas. Nii, ööpäevaringse teenus siis sooviksid kohe vastu võtta 790 inimest ja kogukonna eluteenuseid siis 659 inimest. Ja mida me siis oleme teinud? Hetkel on tõesti üksikutes teenustes vabu kohti, kuid järgmiste aastate jooksul umbes 300 teenuskohta luuakse, ma ei saa öelda, et luuakse juurde, aga tehakse inimväärsemaks, tehakse mugavamaks. See on üks asi. Ja kui küsimus oli nüüd eelarve kohta, siis kahjuks mul saab aeg otsa, muidu ma räägiks pikemalt, aga eelarves ma kindlasti lähen erihoolekandes teatud aspektidele küsima ka raha, aga loomulikult me valitsuses arutame, kui palju, kuhu, mille jaoks täpselt raha eraldame. Aitäh! Aitäh! Täpsustamise võimalus on nii küsijal kui vastajal ja Heljo Pikhof, teil on kõigepealt siis täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, austatud juhataja, hea minister. Ma arvan, et te tunnistate, et see raha ei ole piisav. 4,2 miljonit, mis te ütlesite, see on naeruväärne erihoolekande kriisi lahendamiseks. Aga tea seegi summa. Tegelikult on raha vajadus, et seda on toodud välja ka mitmel erineval juhul, on ikkagi mitukümmend miljonit eurot. Ja nüüd siin ei ole üksnes teenuste erinevatele teenustele raha vaja, ikkagi vaja on raha ka teenuskohtade loomiseks, et see 300 või mida te siin mainisite, on abiks ikka, aga see ei ole piisav. Et ma nagu väga loodan, et valitsus võtab ette selle mõtte, et ikkagi seadust täita ja need inimesed, kes on olnud aastaid järjekorras, et need saaksid endale vajaliku aja jooksul raha.
Ja võib-olla siis küsimus ka siit, et millise konkreetse tähtaja ja rahastamisplaaniga loob riik juurde siis vajalikud erihoolekandekohad, et tuhanded psüühilise erivajadusega inimesed ei peaks enam aastaid abi ootama. Et milline on see teie plaan konkreetselt? Aitäh! Ma ei nimetaks 4 miljonit eurot naeruväärseks. Tõesti ei nimetaks. Ja mind tegelikult hämmastab, te tegelikult valdkonda tunnete hästi. Kui me paneksime juurde ükskõik millise rahasumma, siis see ei lahenda automaatselt probleeme. Meie murega erihoolekandes ei ole ainult raha. Et miks me räägime ainult rahast? See ei ole õige. Ka tervisevaldkonnas samamoodi teie erakond ütleb, et on vaja lihtsalt raha juurde. Aga meil on vaja vaadata ka see süsteem üle. Jällegi toon numbreid. Oktoobrist kuni, ütleme alates sügisest, on SKA, nagu ma mainisin, läbi helistanud inimesi. Helistati 1100 inimesele, 64% nendest keeldus teenusele minemast. Ehk et siin tuleb ka vaadata põhjuseid, miks nad keelduvad. Sageli näiteks sellepärast, et teenuskoht ei sobi neile, vaid sobib hoopis teistsugusele inimesele ja nii edasi. Võib-olla ka sellepärast, et ta ei asu õiges kohas. Meil on mõned vabad kohad, aga inimesele ei sobi. Me oleme läinud ka seda teed, et helistatakse inimestele mitte ainult järjekorra alusel, vaid selekteeritaksegi teenuste kaupa. Et antakse inimestele võimalus juba teenuse taotlemisel täpsemalt kirjeldada, millist teenust soovitakse. Et senine kord ei ole ka täiuslik ja praegu selle aasta jooksul me vaatame seda üle. Me vaatame üle, kuidas inimene peab saama teenusele, millist teenust ta peaks saama, et see oleks võimalikult personaalne. Toon näiteks ISTE-projekti, kus on väga personaalne teenus, mis on tegelikult andnud ka inimestele võimaluse minna, parandada oma toimetulekut, minna isegi teenuselt ära teinekord ja saada ise hakkama. Et me ei saa kõike taandada rahale. Isegi kui me, ma ei tea, 100 miljonit praegu leiaksime, siis meil ei ole töötajaid, neid, keda on vaja koolitada, meil ei ole neid kohti, ehitus ei käi sõrmenipsust. Ehitatakse ikkagi kuude viisi, aastate viisi. Need ehitused peavad olema planeeritud, need peavad olema kogukonnaga läbi räägitud ja nii edasi, nii edasi. Et sellised asjad ei käi kiiresti ja sellepärast me ei saa kõike taandada ainult rahale. Ja kui ma lähen valitsuse ettepanekutega, siis ma ei lähe lihtsalt küsima, meil on vaja, ma ei tea, 50 miljonit eurot aastas. Ma suudaksin selle kindlasti kuhugi panna. Aga minu jaoks on oluline, et see raha oleks kulutatud hästi ja kõige vajalikumasse kohta. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud minister, hea peaminister. Küsimus on seotud sellega, et nii nagu meie fraktsioon, ma tean, et ka teie olete kohtunud erihoolekande inimestega, nende esindajatega, nende pereliikmetega ja need arutelud on kindlasti olnud sama sisukad, kui meil on olnud. On toodud välja nii teenuste kättesaadavust, mida me oleme juba täna korduvalt kuulnud, et tegelikult ikkagi kahetsusväärselt paljud ei ole teenusele saanud, mis iganes need põhjused on, nagu te ka mainisite. Lisaks kogu rahastamise problemaatika, personalipuudus ja ka võib-olla see tulevikuvisioon, et kuidas ja mismoodi me selle valdkonnaga siis Eestis edasi tegeleme. Aga mul on küsimus just sellest vaates teile, et kui teie olete nendega kohtunud või nendelt sisendeid saanud, et mis on need peamised murekohad ja nii-öelda väljakutsed, et mis on need 2-3 peamist ettepanekut siis nende poolt teile, et mida võiks esimeses järjekorras ära lahendada, sest nendel on see mure igapäevane ja väga tõsine ja igapäevaselt nii-öelda nende elukorraldus segab ja muid väljakutseid pakub. Aitäh! Aitäh! Loomulikult ma olen kohtunud nii nende esindajatega, kui ka ma olen ka käinud väga paljudes erihoolekandeasutustes. Ja ma olen käinud erihoolekandeasutustes ka 90-ndatel, kui ma alles õppisin arstiks. Ja see erinevus, mida ma näen, on olnud tohutu. Eesti riik on väga palju ära teinud selleks, et ka vaimse puudega inimestel oleks inimväärne elu. Kui siin oli enne küsimus, et miks ei ole raha piisavalt, siis ka sotsiaaldemokraadid on valitsuses olnud korduvalt. On ka teinud seda tööd. Miks siis ei ole raha olnud piisavalt?
Ehk et kas see raha tõesti alati lahendab. Et ma tõesti leian, et see, mida juba on tehtud erinevate valitsuste poolt, ükskõik mis erakond või mis ideoloogia seal taga on, see töö on olnud määratu ja kindlasti teatud määral raha aitab. Aga kui nüüd vastata küsimusele, et mis on need esmased mured, siis ma ütleksin, et väga suured käärid on ka ootuste ja võimaluste vahel. Riigil ei ole kahjuks võimalik teha täpselt nii, nagu soovitakse. Näiteks soovitakse, et kõik toad oleksid ühekohalised. Samal ajal, kui me oleme ikka veel üle minemas suurtelt nii-öelda massihooldekodudelt personaalsetele väikestele hooldekodudele, erihooldekodudele, siis, kus on inimesed toas 2 või 3, aga tegelik soov oleks ühekaupa toas. Ja kui me ütleme, et see tähendaks, et hind läheks ju 2 või 3-kordseks, siis see ka ei sobi. Ehk et me tegelikult peame leidma kompromissi võimaluste ja ootuste vahel. Et ka see on hästi oluline. Ja me peame ka riigina endale esitama küsimuse, mida me täpselt rahastame, mida mitte. Et praegu näiteks majutust ja toitlustust ikkagi katab inimene ise oma sissetulekutest. Et seal on ka omad tingimused. Erihoolekande teenuse eesmärk, tuletan meelde, ei ole mitte inimene lihtsalt kuhugi paigutada, vaid on inimese igapäevast toimetulekut toetada ja ka parandada ja võimalusel suunata inimene ka teenuselt ära, aga see ei ole kindlasti eesmärk omaette, et ära suunata, vaid parandada toimetulekut ja kui inimesel on võimalus, kui see töö on nii efektiivne, et inimene saab iseseisvamalt hakkama või läheb üle näiteks kergemale teenusele, siis üks koht vabaneb ja saab jälle, et me vaatame seda kõike üle, selle aasta lõpuks on ülevaade olemas ja siis ma saan ka rääkida väga konkreetsetest sammudest, mida me teeme. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister. Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on gaasielektrijaamade ehitus. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud peaminister. Enefit Green teatas kavatsusest ehitada Eestisse 6 gaasielektrijaama. Hinnanguline investeeringusumma on 1,5 miljardit eurot. Samas hoiatas ettevõtte, et gaasijaamad ei taga meie tarbijatele odavat hinda. Lisaks suurendab see meie sõltuvust energiakandjate impordist. Kas teie arvates on sellised investeeringud õigustatud? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Üldisemalt öeldes nii, et kui võrrelda näiteks gaasijaama ja põlevkivijaama, siis see on ligikaudne hinnang. 500 megavatise gaasijaama ehitus oleks umbes 500 miljonit eurot. Sama võimsusega põlevkivijaam maksaks umbes veidi pealt 1 miljard, 2 miljardit eurot. Nii et lihtne majanduslik loogika ütleb, et ühte on lihtsam teha, kiirem käivitada erinevate võimsustega ja nii edasi. Nüüd, ütleme meie elektrijaamadest, ma toon lihtsalt majandusliku baasi, et te saaksite need ise võrrelda. Kiisa gaasijaam näiteks maksis umbes 135 miljonit eurot, Auvere põlevkivijaam maksis umbes 640 miljonit eurot, koos täiendavate parandus-arendustöödega umbes 700 miljonit eurot, sinna suurusjärku, et siis teaksite. Kui te küsite, et kas gaasijaamad üksiti, et neist piisab kuidagi energiajulgeoleku jaoks, teoreetiliselt neid saaks pidevalt käitada ja saaks tagada mis tahes ajahetkel mis tahes vajaliku energia, kui sul on sellise võimsusega jaam olemas ja gaas olemas ja nii edasi. Aga energeetika siiski on üsna ratsionaalne valdkond, et see tähendab seda, et toorme kättesaadavushind ja kättesaadavushind tihtipeale on omavahelises suhtes, funktsioonis, määrab selle, et millist energeetika võimsust sul on mõistlik rajada. Ja ütleme Eestis, meil on algamas praegu ju aasta kõige ilusam aeg ja mitte ilusam aeg ainult inimeste eludes ja mitte ainult Riigikogu elus, kus tekib suvepuhkus, vaid kõige ilusam aeg energeetikas, kus päike paistab, hind on soodne ja tuul puhub. Ja ainukesed, kes võib-olla veidi kurvad on teatud väga päikselistel päevadel päikseparkide omanikud, kes peavad seda müüma võrku soodsamalt, kui nemad tahaksid ja meie tarbijatena saame kõik rõõmustada. Nii et energeetika seisab ikkagi koos päris mitmest tükist. See tähendab seda, et kui me tahame soodsamat ja sõltumatumat
siis meil on vaja taastuvat, seda saab koha pealt, päike ja tuul on kohapealne kütus ja vahepeal on vaja juhitavat, kuna taastuv ei ole alati juhitav, see sõltub ilmastikuoludest, mis tähendab seda, et praegu me kasutame põlevkivijaamu, nad on reservis ja müts maha, tublid energeetikud hoiavad neid juba vanu jaamu käimas. Auvere, mis on kõige moodsam, me ju teame ise, et pool osa ajast ta töötab, pool ei tööta. Need on meie reservid ja tulevikus siis on vaja gaasireserve sinna taastuva kõrvale, et siis on hind taastuvatega soodsam ja on reservid tagatud. Ja sellele lisaks on ühendused ja ka näiteks akupargid, mida ettevõtjad rajavad. Aitäh! Suur tänu ja Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No lugupeetud peaminister, ma ei tea, kust te võtate selliseid numbreid. Hiljuti TalTechi professor räägis mulle, et põlevkivi elektrijaam võimsusega 600 megavatti maksab 500 miljonit euro. Te räägite 2 miljardist. Teiseks, roheenergiast. On teada, et tuuleenergia ei tasu ennast ära, kui elektri hind on vähem kui 10 senti kilovatt-tund. See tähendab, et kui elekter on odavam, siis me peame seda subsideerima. See on vastus teie vastusele. Ja nüüd on minu küsimus. 1,5 miljardit eurot on väga suur summa. Samas kuulub Enefit Green täielikult riigile. See tähendab, et antud juhul on tegemist maksumaksjate rahaga. Miks otsustatakse sellise summa investeerimise üle gaasielektrijaamadesse mööda Riigikogust? Ja miks ei esitada parlamendi arutelule küsimust CO2 heitmaksudest loobumisest, mis võimaldaks kalli gaasienergia asemel arendada odavat põlevkivienergiat? Aitäh! Jah, ma arvan, et hea küsija, et need numbrid küllap on arvutatud sellest samast Auvere näiteks ehituse võimsusest, et kui see on umbes, mälu järgi öeldes, 270 megavatti ja selle maksumus oli 700 miljonit, siis eks te sealt saate ise edasi arvutada. Võib-olla on suutulisus teha seda kuidagi soodsamalt ka, aga täna siiski põlevkivienergeetikud energeetika poole pealt ütlevad, et nad ei näe majanduslikku otstarvet ega ratsionaalsust uue põlevkivivõimsuste rajamisel. Mis ei tähenda seda, et keegi ei võiks teha ebaratsionaalseid otsuseid maksumaksja rahaga. Eks sedagi on püütud teha. Ja kindlasti tehakse ka tulevikus. Loodame, et siis avalikkusel jätkub taipu seda märgata ja nendelt otsustajatelt küsida, miks ometi nii. Nüüd teiseks te küsisite, kas Riigikogu peaks arutama. Me oleme siin neid energeetikadebatte pidanud palju ja tegelikult peaks seda energeetika keskkonnaministriga pidama ja valdkonna inimestega, aga siiski erinevad sellised valikud energeetikas on olnud viimase 5 ja 10 aasta jooksul. Seal on hästi palju sellist häma avalikkuses, justkui oleks kõik midagi väga valesti, midagi väga pahasti, kõik peaks olema ette määratud, nõukogude ajal plaanimajandus. Üldiselt see tegelikult peegeldab ikkagi väga lihtsat asja, mida ma võin öelda sealt seest ja kõrvalt. See peegeldab seda, et väga palju on väga jõukaid ettevõtjaid, kellel on erinevad huvid. Osad on avalikud, osad on eraettevõtjad. Ja see tähendab seda, et nad kõik räägivad, et kõik need plaanid, mis ei ole tingimata nende kasuks, on valed. Ja nii see debatt avalikus ruumis kujuneb, neil on oma meediakanalid, sõbralikud ajakirjanikud, kes seda avaldavad. Seda pole põhjust ka varjata. Küllap inimesed seda näevad ja teavad. Nüüd energeetikas siiski turg on see, mis selle kujundab nõudluse pakkumise vahekorras ja hind muuses kujuneb nõudluse pakkumise vahekorras samamoodi, mis on signaal. Taastuvat on tulnud juurde, taastuvat tuleb veel juurde, see on kõige soodsam. Taastuvale on vaja kõrvale reserve. Kuidas iganes, kes iganes reserve suudab pakkuda, erasektor tõenäoliselt läheb sellele konkursile, olen minagi uudistest juba lugenud, et kui Elering hangib gaasijaamu, siis erasektor läheb sinna pakkuma ja hakkab neid jaamu rajama. Et nii see süsteem toimib ja meie jaoks on ju see teadmine oluline, et meil on olemas piisav hulk energia tootmist, meil on olemas võimsused, mida me vajame majanduse jaoks ja inimeste jaoks ja meil on olemas ka reservid, mida on võimalik käivitada, kui on kõrgem tipukoormus, kui ühendused on maas, kui mis iganes on. Ja seda kuid on juhtunud päris mitu korda, on nii ühendustesse sõidetud, kui juhtunud ühte teist muud. Nii et me oleme sellega kenasti hakkama saanud ja saame ka tulevikus. Ja ka energiamajanduse arengukavades ja erinevates aruteludes viimased
10-15 aastat on arutatud seda, et põlevkivi asemele tulevad ilmselt uued gaasijaamad. See ei ole selles valdkonnas ammu enam üllatus. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. No ma tahaks nüüd küll korrale kutsuda, et te ei ole mitte millegiga hakkama saanud. Te ei ole energeetikaga hakkama saanud, te ei ole eelarvega hakkama saanud, te ei ole immigratsiooni ega sündivusega hakkama saanud. Te olete kõiges läbi kukkunud, mis Eesti riigis üldse on võimalik läbi kukkuda, aga tuleme gaasijaamade juurde. Ja siin tõesti tegelikult suhteliselt laest võetud numbritega opereerid, et gaasijaam maksab siis meil 500 miljardit ja põlevkivijaam 2 miljardit, aga siin on nagu kaks olulist asja. Jättes isegi need soetusinnad kõrvale, põlevkivijaamasid on meil olemas. Neid ei pea enam ehitama. Meil seisab vähemalt 4 plokki. Sellepärast, et poliitiliste otsuste ja regulatiivse keskkonna loomisega on loodud olukord, kus nad ei ole turule pääsevad. Aga nad on olemas. Kapitali mahutus on tehtud. Mingit 2 miljardit ei ole vaja. Osasid on vaja võib-olla remontida või natukene seal seadistada ja need kulud on 10 miljonites maksimaalselt, rohkem mitte. Isegi võrreldes selle välja käidud 500 miljardiga. Teine asi on see, et põlevkivi ise on meil olemas. Erinevalt gaasist, mida me peame siis hakkama, ma ei tea, teie tahate Venemaalt tooma hakata ilmselt või kust iganes, sest et meil ei ole ju korralikku sadamat, kust me saaksime muud moodi tuua seda gaasi. Ainus gaas, mille me sisse saame tuua, on tegelikult läbi Leedu sadama ja läbi Läti torude. Ja sinna ei tea ka, kus see gaas tuleb. Võib tulla küll Ameerikast, aga võib-olla Ameerikas ümber pakendatud Vene gaas ka, mis on levinud võte tänasel päeval. Nii et ehitada uus gaasijaam kogu kapitali kuluga, et toota fossiilkütusest, mille vastu te väidetavalt võitlete, imporditud kütusega meile elektrit selle asemel, et renoveerida ära meie enda põlevkivi katlad, mille kulu on imeväike ja mis hakkavad meile enda kütusest tegema elektrit. No kui te tulete meile rääkima, et see on mingisugune hästi hakkama saadud plaan, siis me elame erinevates kosmostest. Et ma ikkagi küsin, et miks te tahate Eesti maksumaksjale sellise koormise tekitada niimoodi tagurpidi? Jaa, aitäh hea küsija, et ega inimesed elavadki erinevates maailmades. Kas me peame püüdma kuidagi sinna kõrvuti ära mahtuda, midagi teha ei ole. Teeme oma parim. Mulle väga meeldis siin erinev loetelu sellest, millega me ei ole hakkama saanud. Et sündivusega pole hakkama saanud, et valitsus kogu Euroopa sündivusele negatiivselt suutnud mõjudes Eesti valitsus. Immigratsioon, eelmisel aastal rändas välja rohkem, kui sisse tuli, endiselt oleme halvasti hakkama saanud ja väga palju asju. See päike vist läheks enne looja, kui me milleski süüdi ei oleks. Et kui uks on lukus ja võtit pole, siis on valitsus ja Reformierakond ja kindlasti peaminister. Nüüd nende jaamade hinnast ja võimsusest, ega ma veel kord kirjeldasin neid numbreid, et kui 270 megavatine Auvere jaam on umbes 700 miljoni eest rajatud, et ma ei välista, et võib-olla on nupumehi, kes suudavad seda täna teha suurema võimsusega ja veel odavamalt, aga veel kord, et ega siis põlevkivi kui materjal pole probleem, vaid probleem on see saaste, mis sellest tuleb ja probleem on see, et põlevkivi energia on kallis ja ma saan aru, et teie plaan on öelda, et saastet ei ole, saaste eest tasuda ei tule, põhjavett ja kõike muud, et seda ei tule lugeda. Seda siiski tuleb lugeda, sest üldiselt teadmine, mida Tervise Arengu Instituut ja tervisevaldkonna inimesed on ju edastanud ka varem avalikult, et Ida-Virumaal sündiva lapse oodatav eluiga on sünnihetkel 4-5 aastat lühem kui Tallinnas ja Tartus, et eks seegi on veidi midagi väärt, eks ju, et vähemalt võiks olla, aga nagu te ütlesite, et võib-olla siis inimesed elavad erinevates kosmostes, et küllap nii. Nii et saastet ikkagi tuleb arvestada ka laiemalt. Ja kui te ütlete, et need meie põlevkivijaamad on päris tasuta, päris tasuta nad ka ei ole, sellepärast et iga aasta me maksame reservi eest või vähemalt on olnud ootus nende jaamade haldajatele, et umbes 40+ miljonit, ma ei tea, ma ütlen ligikaudselt, ma nüüd täpselt numbrit ei tea, ma võin siin eksida, 40–60 miljoni kanti aastas maksame nende jaamade reservis hoidmise eest ja ka on ju keeruline hoida vana tehnoloogiat, mis aeg-ajalt käivitub keerulisel hetkel, lisaks väga kalli hinnaga, et ma endiselt imestan, et mis see idee on pakkuda vana tehnoloogiaga kallist energiat, kui võimalik on saada uuemaga puhtamat ja hoida reservist kiiremini käivituvat jaama. Ja seda, kas me
usaldame, et Läti Inčukalnsi hoidlas on see gaas, mida me sinna ostnud oleme. Üldiselt turg toimib kenasti, et on võimalik osta küll ja ühendused on nii siia poole kui sinna poole. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame 9. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Me oleme jõudnud 10. küsimuseni. 10. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on rahvuslik mälu. Mart Helme, palun. Aitäh! Ma selle eelmise 9. küsimuse vastuse puhul ütlen, et see on ikka täiesti gööbelslik. Korda valed seni, kuni kõik hakkavad seda uskuma. Ja täpselt see on iga kord, kui meil on sellest energeetikast siin juttu, iga kord te kordate meile neid ühtesid ja samasid valesid. Tegelikult olete te surnuks maksustanud selle põlevkivienergeetika ja tegelikult hoiate kunstlikult dotatsioonidega üleval seda nii-öelda taastuvat. Ja nüüd te tahate veel suruda Eesti inimestele kraesse tohutu kulu maksude näol gaasijaamade ehitamisega. Korda valet senikaua, kuni see tõeks muutub. Tõesti, muud ei ole öelda. Aga tuleme tagasi selle identiteedi küsimuse juurde. Ja identiteedi küsimus on selles, et Lennart Meri on öelnud, Tartu rahuleping on Eesti riigi sünnitunnistus. Ja nüüd me näeme, et meil on ametnikud ja ametnike kohal on poliitikud, kes sisuliselt sülitavad selle sünnitunnistuse peale ja ütlevad, et see sünnitunnistus ei maksa mitte midagi, sest kui me seda sünnitunnistust tahame aus hoida ja isegi arutleda selle üle, kas teha sellest riigipüha 2. veebruar, siis see võib ärritada teatud elanikkonnagruppe. Ja minu küsimus on väga konkreetne. Kas see teid ka ärritab, kui me teeme Tartu rahulepingu aastapäevast riikliku püha, või on teie arvates sellega kõik okei, et meil on ametnikud, kes Eesti riigi sünnitunnistust ei tunnista ja arvavad, et okupantide ajaloo käsitlus on meile väärtuslikum kui meie oma rahvusliku identiteedi tunnetamine? Aitäh! Aitäh! Tunnustan teid küsimuses oskusliku labürindi ehitamise eest. See oli kahtlemata põnev, püüame seda siis nüüd jõudumööda läbida. Kõigepealt Tartu rahu tunnistamine, Tartu rahu tähistamine mind ei ärrita. Ma just enne ütlesin Anti Poolametsale, teid siis sellel hetkel vist saalis ei olnud, neid samu sõnu, mida te mainisite, et Tartu rahu on Eesti riigi sünnidokument. Seda samu. Nii et seetõttu tasub seda hinnata, meeles pidada ja mitte häbeneda. Nüüd ametnike puhul, ametnike kohta ma tegelikult Anti Poolametsale ütlesin, aga ma ei ole kade, ma võin ju seda sama öelda ka siin, et ministeeriumi juhtiv poliitiline minister ütles, et tema ei ole samal seisukohal, mis ametnik, see on oluline. Ja Kristina Kallas ütles, Tartu rahuleping tegi lõppu ohvrite rohkele vabadussõjale ja tõi Eestile iseseisvus. Oma riik on meie rahva kalle maare ja selle eest oleme vabadussõja kangelastele igavesti tänulikud. Vabadussõjas oli oluline osa kanda vabatahtlikuna rindele läinud noortel, kes astusid sõjaüksustesse otse koolipingist, et kaitsta oma riiki. Nüüd, enam kui 100 aastat hiljem, pole nende sangaritöö sugugi oma tähtsust kaotanud. Selliselt käsitletakse Tartu rahu temaatikat ka meie koolides. Nii et Kristina Kallas samamoodi ütles, et ministeerium, tema ministeeriumi juhina kindlasti ei toeta seda positsiooni, mida varem oli öeldud. Nii et sellega ma arvan, olen ma sellele küsimusele vastanud ja energeetika puhul, te ütlete, et kogu aeg öeldakse teile asju, mis korduvad, sellepärast need korduvad, et faktid üldiselt kipuvad korduma. Seda esiteks. Teiseks, Läänemere äärsete riikide puhul, me oleme teinud sellise võrdluse, kui te küsisite energeetika kohta, siis ma räägin sellest ka loomulikult, et sellise võrdluse, et milline on Läänemere äärsete riikide keskmine energia hind. See on see võrdlus, mille järgi hinnatakse. Ja selles on kõige väiksemas grupis, ma nüüd mälu järgi, mul seda joonist käepärast ei ole, oleme me Leeduga 2 kõige soodsamat riiki ja alla selle Läänemere äärsete riikide keskmist hinda. See on see võrdlusarv. Keskmises oleme samamoodi allapoole Läänemere äärsete riikide keskmist hinda, Soome, Rootsi järel arvan umbes 3.
ja ainult kõige suuremates ehk tööstustarbijates oleme me veidi üle sellest Läänemere äärsete keskmiste riikide keskmisest ja umbes seal keskel riikidel. Mis tähendab seda, et me oleme juba suutnud oma energeetikas jõuda sinnani, mida teile alati allikana meeldiv ERR kirjeldab, et 3 aastat on energia hind alla läinud ja Läänemere äärsete riikide võrdluses oleme me ka alla keskmise. Selles suunas tulebki hoida. Aitäh! Suur tänu. Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja no see oli jälle nii demagoogiline vastus energeetikasse puutuvalt, et mulle meenub see, kuidas 80. aastatel Nõukogude Liidus ka võrreldi ikka veel tsaari Venemaa 1913. aasta andmetega, nii et olge õnnelik oma võrdlustega. Aga tuleme tagasi selle identiteedi juurde, mida siis Kristina Kallas ütles. Kristina Kallas ei öelnud midagi, mida me ei tea. Ja ta sisuliselt esitas meile tehisintellekti teksti. Nii et see meid ei rahulda kuidagi. Ja ma meenutan seda, et meil on olnud siin lähiminevikus korduvaid juhtumeid, kus väga teenekaid inimesi, nagu Tõnis Mägi ja mitmed teised, kiputakse tühistama, sellepärast et nad on otsustanud kuidagi võtta vastu mingid pakkumised esinemisteks Venemaal või midagi muud taolist. Ja nüüd on meil ametnik, kes teostab Eesti riigi poliitikat, kes ütleb, et pistke see Tartu rahu sinna, kus päike ei paista. Ja Kristina Kallas, tema ülemusena, ütleb, et kõik on korras. Ja teie Kristina Kallase ülemusena ütlete ka, et kõik on korras. Eesti rahvas, pistke Tartu rahu sinna, kus päike ei paista. Sellepärast, et näed, meie igatepidi ütleme, et Tartu rahuga on kõik korras. Aga ei ole ju korras, sest meil on ametnikkond, kes ütleb, et tegelikult Eesti riik on geograafiline üksus, kus on rohkem kehtiv 1918. aasta manifest Eestimaa rahvastele, kui praegu kehtiv põhiseadus. Ja me ei ole nõus sellega. Me ei ole nõus, et te lõdva käega juhite valitsust, mis sisuliselt vilistab AI tekstidega meie identiteedile ja meie riigi kogu sügavale mõttele. Meie riigi mõte ei ole kaitsekulude tõstmine ja mingisuguse energiamanipulatsioonide tegemine. Meie riigi mõte on Eesti rahva ja kultuuri kestmine ja te vilistate sellele. Tühistate siis, kui poliitilistel põhjustel saab profiiti lõigata. Tühistate teenekaid inimesi, aga siis, kui poliitilistel põhjustel profiiti lõigata ei saa, siis kiidate kõik Eesti rahva ajalooliste saavutuste allavett laskmise heaks. Ja minu küsimus on, kas te magada ka ööseti saate sellise suhtumisega? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun. Küsimus oli kas? Kas te saate magada? Saan. Mõni öö paremini, mõni halvemini, ega siis sõltuvalt sellest, millel õhtul mõtled. Aga ma ei ole teiega muidugi kategooriliselt nõus, sellepärast, et ei ole soovitanud keegi Eesti riigis ametnikkonnas Tartu rahuga käituda viisil, nagu teie just eeskujuks seadsite ja soovitasite. Täpsustamata, mida te täpselt soovitasite, eks te ise teate täpsemalt. Teiseks, haridus- ja teadusminister ütles selgelt välja, tema ei nõustu selle ametniku seisukohaga. Tema seisukoht on teistsugune. Mina jälle olen öelnud, et ütlesin ka täna Anti Poolametsale, kes seda küsis, et Tartu rahu on Eesti riigi sünnidokument. Ja mul oli hea meel, et te mainisite, et seda on öelnud ka Lennart Meri. Ma arvan, et see on õige suhtumine. Ja seda tuleb vääriliselt hinnata ja tähistada. Nii et selle suhtumisega Tartu rahusse, ma arvan, kõik asjaomased võiksidki saada rahulikult magada. Aitäh! Aitäh! Me jõuame võtta veel ka viimase küsimuse. Martin Helme, teil on lisaküsimus, palun. Ja see tõukub sellest, mis meil jäi pooleli Anti Poolametsaga, et Eesti 2035. Vastab tõele, et seda algatas Jüri Ratase valitsus, aga 29. aprillil 2021 ehk Kaja Kallase valitsuse ajal kiitis valitsus selle teksti heaks, olles seda põhjalikult muutnud. Ja 12. mail 2021 võttis Riigikogu selle vastu. Hiljem on seda muudetud, tegevuskavasid selle all muudetud aprillis 22, mais 23 ja uuesti aprillis 24 aastal. Nii et see on kõik Reformierakonna vaimusünnitis või Reformierakonna koalitsiooni vaimusünnitis. Ja minu küsimus oli, et äkki te ikkagi valitsusjuhina, kellele allub Riigikantselei, kes selle dokumendi looja tegelikult on, võtate kätte ja roogite sealt välja multikulturalismi
panegüürika ja kodanikupõhise riigi ideoloogia ja panete sinna kirja põhiseaduse preambulist lähtuva rahvusriigi ideoloogilised alused. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Teie tegite vahepeal tööd, jah? Jah, kõik me teeme tööd. Õnneks tehisintellekt töötab. Minu ees on jälle näiteks Riigikantseleist kiri Riigikogu juhatusest 8.10.2020, kus on Riigikogu otsuse eelnõu esitatud, mille on Vabariigi Valitsus esitanud, mis on riigi pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035, mis on olnud arutusel Vabariigi Valitsusel 8. oktoobril. Ja Riigikogus esindab eelnõu menetlemist Vabariigi Valitsus peaminister Jüri Ratas. Isamaaline mees. Aitäh! Aitäh! Siinkohal paneme tänasele infotunnile punkti. Ma tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid ja kõiki kolleege aktiivse osaluse eest tänases infotunnis. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.